Tere kõigile! Väga hea meel on teid siin näha, viimast korda küll virtuaalselt, sest järgmine kord kohtume juba meie lõpuüritusel Rahandusministeeriumis, kus me teid ettevõtliku kooliga koos vastu võtame. Aga täna siis oleme külas ettevõttel nimega Enefit Green. Enefit Green on Eesti Energia tütarettevõte ja nagu mäletate, siis 4. kohtumisel me rääkisime investeerimisest ja ettevõtlusest, et täna siis võtame kõik niimoodi mõnusalt kokku, et räägime ettevõtlusest, investeerimisest, finantsjuhtimisest, aga ka rohepöördest ja energeetika teemadel. Et kõik need teemad on praegu väga aktuaalsed ja kindlasti õpilastel nende kohta küsimusi tekib, nii et oskate neile kindlasti paremini vastata ja sellepärast olemegi külas eksperdil. Ekspert on siis meil Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim, kes tutvustabki meile ettevõtet, räägib kindlasti ka rahatarkusest, ettevõtte finantside juhtimisest ja siis nendel samadel roheteemadel. Et kindlasti küsige väga palju, et kasutage seda võimalust. Küsida saate nii oma näo ja pildiga kui ka chatis, et mul on siin arvuti olemas, et ma vahendan teie küsimusi siis Veikole. Ja Veiko juba ootab meid 8. korrusel, et me oleme praegu Eesti Energia majas, aga 8. korrusel on Enefit Greeni kontor. Ta teeb meile seal väikese tuuri ja seejärel ta ühineb siin minuga ning saame meeldivalt vestelda. Ja meil ei lähe aega 2 tundi, et ma saadan teile hiljem veel materjale, mida te saate siis iseseisvalt veel vaadata, et see on siis osa meie tuurist. Igatahes annan sulle sõna, Veiko. Tere tulemast, head rahatarkuse huvilised. Minu nimi on Veiko Räim, hea meel teid tervitada Enefit Greenis. Palun, see on meie kontor, Lelle tänava 22. Kui kontorisse sisenete, näete kohe, kus me toimetame. Meil on lipud väljas, 5 koduturgu meil, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome. Ja täiendavalt on meil siin väljas kõik, millega me tegeleme peaaegu. Tuulik ja päiksepaneel, need on meie 2 peamist kasvuala. Ja hetkel ma näitangi teile natuke rohkem meie kontorist, et palun minu järel. Kõige olulisem on meil köök loomulikult, esimene peatuspunkt iga hommik, kohvimasin, härrased teevad tööd ja täiendavalt on meil siin kõrval ka selline tore sein, mis meenutab meie sellist kick-off eventi aastal 2020, pildikesed sellest ajast, et kui me seda kasvulugu lõime, et mis me mõtlesime ja kuidas me tahtsime nagu edasi liikuda, eks. Siis kui köögist edasi tulla, on meil selline nii-öelda keskne osa. Meil on siin konverentsiruumid, meil on siin väiksed kuubikud, kus saab rahulikult tööd teha, niimoodi väikseid koosolekuid pidada. Meil on isegi moodne kõneboks ja see osa, kus mina igapäevaselt istun ja minu tiim on siin tsoonis, väike selline tervist, astuge edasi. Et siin on meil suur juht, õpetaja Aavo, minu laud on see. Ja tegelikult siin osakonnas ongi meil siis finantstiim, toetavad tegevused, kütuste tiim ja siin me igapäevaselt viibime, kui me parasjagu koosolekutel ei ole. Nii et meil on siin üle maja nagu ringi jooksmist ka päris palju. Nii, aga lähme edasi. Meil on kokku siin circa 30 inimest. Et lisaks siis juhtimisele, finantsile ja nagu toetavatele tegevustele on meil loomulikult äri osa, mis on koosneb 2 osast arendusest ja opereerimisest. Siin tsoonis on meil siis arendustiim. Kõigepealt vasakul pool tuuletiim, paremal pool päiksetiim ja kuna nad on nii lähedasti koos, teevad nad projekte ka vahepeal täiesti koos. Ja kui me siit liigume edasi natuke teisele poole seina, siis siin seevastu on opereerimistiim, kes juhib igapäevaselt tuulikuid, jälgivad tuulikuid, kuidas neil läheb. Ja samuti meie varahaldus, samuti meie nagu osakond, kes vaatab sellele otsa, et kui palju tuulikutest parasjagu tuult tuleb ja kui palju päike paistab. Ja siin võib-olla ongi siis selle juhtimiskeskuse kõige sellisem huvitavam osa, kus on ära visualiseeritud nii meie päikesepaneelide osa, nii meie tuuletoodangu pool ja põhimõtteliselt siin on võimalik näha igal ajahetkel, kui palju mingi tuulik tööd teeb, eks ju, on näha ka rikkeid, eks ju, kui mõni tuulik on parasjagu väljas
ja selles mõttes see selline visualiseerimine, digitaliseerimine on meie jaoks hästi oluline, nii et hoida oma varadel silm peal ja teada, kuidas neil läheb. Ja võib-olla veel, et see, et arendus- ja opereerimistiimid on ka lähestikku, see aitab meil ka siis rohkem tuuleparke ehitada, paremini aru saada sellest, kuidas neid opereerida ja kokkuvõttes tiimidel koos nagu väärtust lisada. Sellega tuur kiirelt lõpeb ja varsti juba näeme stuudios. Aitäh! Ja olemegi tagasi. Aitäh, Veiko, selle tuuri eest. Veiko jõudis nüüd minu kõrvale, et alustame sellest, et tuuril sa tegelikult ennast väga ei tutvustanud, et äkki sa räägid natukene endast, kui kaua sa oled olnud Enefit Greenis tööl, mida sa oled varem teinud, mis on sul üldse kokkupuude energeetikaga ja mis sul töölaual on? Jaa, tere päevast! Loodetavasti tuur meeldis. Endast palju ei rääkinud, et ma ei tea, kust ma peale hakkan. Pärnust olen pärit, üles kasvanud, koolis käinud ja põhimõtteliselt Pärnust 50 Riia kõrgemasse majanduskooli. Et seal ma tegin oma bakalaureuse, Stockholmis tegin oma magistri ja eks see majandus ja rahandus on mind kogu aeg nagu veidi peibutanud, et siis peale kooli tegin tööd Londonis ühes investeerimispangas 3 aastat ja siis jätkasin Eestis investeerimispanganduses ja aastast 2009 tegelikult olen ma siis Eesti Energia kontsernis ja tegelesin erinevate asjadega. Alguses esimesed 6 aastat rahastasin Eesti Energiat, võtsin laene, aitasin välja lasta võlakirju ja korraldasin igapäevast rahadega toimetamist, selle rahavoo juhtimiseni välja, et kuidas sa nagu kuu alguses siis kaevuritele palgad välja maksad, et kas raha on piisavalt. Ja siis alates 2017 aastast olen ma siis Enefit Greenis finantsjuht ja meie põhimõtteliselt Enefit Green oligi alguses üsna väike ettevõte, et oli pigem selline osakonnast ettevõtteks välja kasvav üksus ja koos Aavo Kärmasega, kes seda äri 2017 aasta suvel juhtima tuli, alustasimegi selle kasvuloo ehitamist koos juhatuse ja tiimiga ja tänaseks oleme me hästi suure teekonna läbi käinud. 2017 alustasime, 2021 läksime börsile ja me täna oleme palju suurem ettevõte, kui me alguses olime ja see kasvuplaan on veel. Nii et see on niisugune põnev aeg on olnud, kõik see varsti 13 aastat Eesti Energia kontsernis ja eriti need viimased pea 5 aastat Enefit Greenis. Nii et energeetikaga suhe küsisid ka. Eks ma hariduselt olen ju finantsist või rahainimene, eks ju, et ma oskan majandusasjadest aru saada, aga paratamatult, kui sa mingis tööstusharus töötad, minu näitel siis energeetikas alates 2009, sa tegelikult hakkad sellest palju rohkem aru saama ja mõistma, ja minu jaoks on see valdkond ääretult põnev. Nii et sellest saame võib-olla täna rääkida ka, et mis energeetikas juhtumus, muutumus on. Nii et minu jaoks see kombinatsioon võib-olla finantsist kui funktsioonist ja siis energeetikast kui tööstusharust on hästi huvitav. Aga küsin veel korra ikkagi sinu selle töölaua kohta ka, et näiteks, et mida sa täna oled juba teinud või mida sa sel nädalal oled teinud või mis on sinu nagu lähituleviku eesmärgid, et kas sa paned eesmärke omale mõõdikuid, et kuidas sa oma tööd möödad? Kahtlemata, et töölaud on juhil tavaliselt üsna kirev, et sinna mahub palju asju ja eks võtame tänasegi päeva, näiteks arutasime tiimiga seda, et kuidas Enefit Green oma kasvuplaane ellu viies, eks ju, et kust me selle raha võtame, eks ju, sest üks on see raha, mis me siis tuulikutest ja päikseparkidest ja koostootmisjaamadest igapäevaselt teenime, aga teine on see, et kui sa teed ka suuremaid investeeringuid, nagu meil plaanis teha, siis tihti võtad ka laenu, et tavaliselt rahastamiseks ongi 2 võimalust, omakapital, laen, et omakapitali me kaasasime eelmine aasta läbi Greeni aktsiate avaliku pakkumise või IPO ja nüüd on järgmised sammud ongi, et tuleb ka selle laenu poolega tegeleda, nii et see on meil hästi fookuses näiteks. Ja täiendavalt mõtleme ka arenduste peale, et minu tiimis on, otseselt arendused ei ole, aga me tootame selle arendusega hästi palju kaasa, et kuidas siis aidata Enefit Greeni arendustiimil nii-öelda saada, viia ellu neid uusi arendusprojekte, ehitada uusi tuuleparke ja päikseparke, et
kui natuke veel detaili minna rohkem, siis tihti see ehitamine on tänapäeval üsna arusaadav tegevus, et noh, sul on ehitat vaja, sa sõlmid lepingu, 2 aasta pärast on park valmis näiteks, noh, ja siis ta toodab sul elektrit 30 aastat, aga keeruliseks läheb see seetõttu, et noh, ega see elektri nagu tootmine ja mahamüümine turul ja selle eest nagu õige raha saamine, õiglase hinna saamine on alati mõnevõrra ebakindel, et ja kuidas siis seda tuluvoogu tagada, et pärast laenud tagasi maksta ja natuke kasumit ka teenida, see on see pool, millega ka minu tiim kaasa aitab. Aga räägime veel korra Enefit Greenist laiemalt, et sa natukene seal tuuris juba rääkisid ka, aga et natukene detailsemalt, et millega te siis täpsemalt tegelete ja tegelikult näitasid ka seda plakatit kasv 2020. aastal on, et mis teie need kasvuplaanid on, et kui palju on juba sellest ära tehtud ja mis veel ees on ootamas? Jaa, et Enefit Green täna on Baltimaade suurim tuuleenergia tootja. Meil on 22 tuuleparki, see on 17 Eestis ja 5 on Leedus. Ja noh, tuuleenergia äri ongi meie täna kõige suurem osa ärist ja me näeme ka selle hästi suure kasvuvõimalusi. Meil on täiendavalt koostootmisjaamad, kus me toodame siis kütusest elektrit ja soojust koos, et meil on kokku neid 4. Tallinnas toodame Iru jaamas siis segaolmejäätmetest soojust elektrit koos. Täiendavalt on meil Paides ja Valkas 2 koostootmisjaama väiksemat, mis siis annavad soojuse keskküttevõrku ja elektrit toodavad juurde. Ja 4. on meil Lätis linnas nimega Brootsene ka siis koostootmisjaam koos pelleti tootmisega, et noh, seal puidupelleteid toodame sellest soojusest, mis jääb elektri tootmisest üle. Ja lõpuks uue sellise alana on meil viimased 5 aastat oleme arendanud välja ka päikeseparke ja neid on meil siis Eestis ja Poolas täna kokku 30 parki ja põhimõtteliselt see päike, me näeme, ongi meie piirkonnas ka üha selliseks valdavamaks saanud, et tuul on alati olnud siin kandis nagu selline tugev, aga tehnoloogia on ka arenenud, aga päike on just tulnud tänu tehnoloogia arengule siia kanti, kuna meil on alati olnud selline mõte, et päike siin väga palju ei paista, et aga nüüdseks on ka see jõudnud tegelikult sinna, et neid on mõtet Eestis, mujal Baltikumis, eriti Poolas arendada. Nii et need 3 vaala meil on, eks ju, tuul, koostootmine, päike ja meil on kokku 170 inimest, et meil on kokku oma koduturgudel selline tugevad opereerimistiimid ja üha rohkem ka arendusinimesi, sest me näeme, et tahad arendust teha kusagil Lätis, Leedus, Poolas, sul tegelikult peavad olema koha peal väga võimekad inimesed, nii et oma tiimi me kasvatame sinna suunas ja võib-olla veel lõpuks, et meil on nagu ambitsioonikas kasvuplaan, et täna niimoodi tehnilistes numbrites rääkides, meil on tootmisvõimsus on 457 megavatti. Ega see number palju ei ütle, eks ju, et see on võib-olla võrdluseks tuua elektris, et Eesti nagu suvel võib-olla tarbibki 457 megavatti iga hetkel, aga kui sul on nagu talvel, siis Eesti tarbib ka võib-olla 1500 kuni võib-olla isegi 2000 megavatti, eks ju, et elektri tarbimine kõigub, et suvel on vähem ja talvel rohkem. Nüüd piltlikult võib öelda, et meie elektri tootmisvõimekusega katab võib-olla suvel isegi Eesti tarbimise nagu ära mõnel hetkel. Aga kas ühel hetkel taastuvenergia võiks katta suurema osa elanikkonna vajadustest ära? Ja ambitsioon ongi meil tegelikult selline, et me soovime aastaks 2025, oleme välja öelnud selge sihi, kasvatama tootmisportfelli 2,3 korda suuremaks, 1100 megavatini ja me näeme seda kasvu nii Eestis, Leedus, Soomes kui ka Poolas, nii et põhimõtteliselt me kasvame kõigil oma koduturgudel ja me lähme suuremaks tootjaks, eks ju, või me anname rohkem roheenergiat siia võrku. Ja kui sa küsid, et kas ühel hetkel võiks olla suurem proportsioon, ongi õige. Ega tegelikult riigid ongi seadnud endale ju Euroopas eesmärgiks, natuke erinevad, aga et taastuv elektri osakaal kasvab, eks ju. Ja tegelikult see on laiem, et kui me nagu energiamaailmast mõtleme, siis elekter on osa sellest. Meil on veel transport, meil on veel soojusenergia, et kodutöö kütmine, energiatarve erinevates tööstusharudes
et noh, tegelikult Euroopa vaatabki seda pilti komplekssena, noh, tervikuna ja ütleb, et 2050. aastaks me kontinendina peaksime jõudma süsinikuneutraalseks. Samal ajal, kui me vaatame tänast päeva, siis noh, kogu energiatarbest tuleb taastuvatest allikatest circa 30%. Mis tähendab, et tegelikult selle taastuvelektri tootmise kasvatamine ongi täna teadaolevalt kõige mõistlikum tegevus selle nii-öelda heitmete vähendamisel ja noh, nii-öelda kliima kaitsmisel, eks ju. Et see, noh, seal on muud meetmed ka, noh, tegelikult ka nii-öelda see nii-öelda energiasääst, noh, selgelt, et noh, energiatarve peab olema nagu efektiivsem, eks ju, et noh, autod võiksid vähem energiat võtta, nii edasi, majad võiksid olla paremini soojustatud, noh, selle kõigega tegeldakse ka, aga nagu see, et see energiatarve läheb üha rohkem elektri peale, noh, võib-olla auto on kõige lihtsam näide, et noh, me oleme harjunud, auto sõidab bensiiniga valdavalt või diisliga, aga see, et üha rohkem autosid läheb elektritoitele, no see tegelikult aitab ka keskkonda säästa, kui see elektri tootmine ise on puhas. Nii et noh, võti ongi selles meie meelest kahtepidi, et esiteks rohkem puhast elektritootmist, mis meie kandis on tuul ja päike, ja ka meretuul ühel päeval, kui me natuke kaugemale jõuame, ja teiseks, et ka siis see energia tarbimine liigub rohkem elektri poole nendelt fossiilsetest kütustelt ära, noh, mis siis loodetavasti 30., 40., 50. aastaks tähendab seda, et noh, neid nii-öelda, noh, me kasutame vähem fossiilsed kütused nagu kivisüsi, nagu gaas, nagu ka vedelkütused ja me rohkem sõltume ja tarbime nagu seda rohelist elektrit oma vajaduste nagu elluviimiseks. Aga kuidas see praegune olukord teid otseselt mõjutab ja kas mõjutab, et kas või see, et Vene gaasi ja naftat enam üks hetk enam ei tohiks tulla või et kuidas see olukord praegu teid mõjutab? No me oleme jah jälginud seda olukorda nüüd aasta algusest, eks, et noh, kui see ja tegelikult juba eelmise aasta lõpust, et noh, võib-olla kerides tagasi novembrist detsembrisse, noh, ma arvan, Eestis ei ole nii palju elektri hinnast ja täiesti õigusega räägitud kui selle viimase poole aasta jooksul. Ja elektri hinnad on olnud väga kõrged, eks. Ja noh, eks see arusaam, et elektri hind börsil tekib ikkagi sellest, et millise hinnaga on võimalik elektrit toota ja kui gaas on kallis, siis noh, elekter, millest sa gaasist toodad, on ka kallis, noh, see on üsna loogiline seos, eks. Ja põhimõtteliselt see, et meil on tänaseks kujunud olukord, kus noh, Venemaa tungis Ukrainale kallale, eks ju, Venemaa gaas ei ole enam Euroopas võib-olla mingis perspektiivis aktsepteeritud. Noh, tegelikult ütleb meile ühte ja lisaks kõigile on ta kallis, et ütleb meile ühte, et tegelikult meil on vaja rohkem nii-öelda tuuleparke ja rohkem päikseparke. Noh, näiteks jah, meil on ka vaja täiendavalt teisi gaasitarne partnereid, eks ju, Euroopal, sest noh, see üleminek ei ole selgelt üleöö. Võib-olla on vaja veel teha teist-kolmandat, eks ju, siin vedelkütuste poolt, aga noh, tegelikult see ikkagi jõuab sinna tagasi, et meil on vaja rohkem tuuleparke, päikseparke ja meie omakorda Enefit Greenis oleme näinud, et noh, järelikult meil on vaja ka oma ambitsiooniga tööd teha, et noh, et me oleme öelnud, et me tahame 1100 megavatini jõuda 2,3 korda suuremaks, noh, tegelikult see ei ole piir. Meil on võib-olla veel võimalusi oma koduturgudel, eks ju, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas nagu ehitada veel tuuleparke ja liikuda veel kiiremini. Nii et noh, me näeme lihtsalt sellest noh, ääretult keerulisest olukorrast täna seda, et noh, tellimus meil on nagu kasvanud ja noh, kõik see, mis Euroopa poolt kostub samamoodi. Meil on üks küsimus ka tulnud, kas küsite? Aarne on küsimus. Aarne Leisalu, Lääne-Viru arenduskeskus, et kirjutasin ka chati siin, et jutt oli elektriautodest, et kas need aitavad keskkonda säästa, et tore tõepoolest, et elektri tootmine on efektiivsem ja vast ka, või massiivne elektri tootmine on efektiivsem ja vast ka keskkonnasäästlikum ja saame ka taastuvenergiat kasutada. Aga samas lisanduvad sinna arvestatavad ülekandekulud Eestis vist 12–15%, ülekandekaod 12–15% toodetavast elektrist ja
ja samas veel akudesse minevad väga kallid materjalid, mis kuigi pikalt seal sees vastu ei pea ja nende materjalidega seotud keskkonna reostamised ja ka nende materjalide saamiseks kulutatud energia. Kas sellist lõpp- või liistkost arvutust on ka keegi kunagi teinud? Aitäh, head küsimused. Et ma alustan võib-olla sealt, et see ülekande ja võrkude teema. Tegelikult, mis me näeme, on see, et eriti just päikeseenergia puhul on see viinud tegelikult just selle hajutatud elektritootmise kasvuni. Tegelikult sama ka tuuleparkide puhul. Toon väikse näite, et Eestis Narva elektrijaamades ehk Baltis ja Eesti elektrijaamas oli kokku võimsus 2000 megavatti, mis oli põhimõtteliselt mõne ruutkilomeetri peale, eks ju. Ja seda võrku oli vaja väga tugevana hoida, et see elekter igale poole Eestisse ja ka mujale laiali transportida. Kui me vaatame täna tuuleparke, Eestis on natuke üle 20 tuulepargi, nad on erinevates kohtades hajutatud ja kõige suurem neist on minu meelest peakski olema meie enda oma, on umbes 50 megavatti ehk nagu 40 korda väiksem kui Narva elektrijaamad nagu koondina. Nii et selles mõttes see, et ja kui me lähme päikseelektrijaamade juurde, siis kõige suuremad päikseelektrijaamad täna, ma arvan, Eestis on ka võib-olla umbes 50–100 megavatti, mis on ka nagu mingi 20–4 korda väiksemad. See point on selles, et tegelikult see elektritootmine hajutub riigi peale oluliselt rohkem laiali võrreldes sellega, kust me tuleme. Ja kokkuvõttes see võrgule paneb väljakutsed, ma olen nõus, aga need on natuke teist tüüpi. Et kui varasemalt see väljakutse oli see, et sa pead võrgu väga suure ja tugevana hoidma, et sa suudad nagu transportida selle kaugele, siis nüüd tekib võrgu väljakutse on see, et kuidas selles võrgus rohkem neid tootjaid hoida ja kuidas seda võrku nagu stabiilsena hoida. Ja see on õige, et see on väljakutse, aga et see on tegelikult süsteemi toimimise mõttes on nagu palju hajutatum ja ma arvan, et üsna mõistlik lähenemine. Ja ma tahtsin veel sinna jõuda, et just eile käisin hea endise kolleegiga lõunal, rääkis mulle enda loost, eks ju, hullult rahul oli, umbes aasta tagasi pani päiksepaneelid, ostis ka elektriauto, tänaseks on ka endale sinna selle aku juurde pannud ja tema nagu toimibki niiviisi, et ta näiteks oma elektriautot vähemalt siin suure osa aastast laeb selle sama elektri pealt, mis ta päiksepaneelidega oma maja juures toodab ja siis võib-olla natuke müüb võrku tagasigi. Nii et ma arvan see, et me mõtleme sellest ka nagu elektriauto näitel, eks ju, sellest elektrifitseerimisest kui millegist, mis nagu vajab nagu suuri võrkusid, siis ma arvan, see tegelikult läheb sinna, et ta vajab nagu targemaid võrkusid ja tihti see tootmine tekib meil juba ka nagu inimeste ja kodumajapidamiste juurde. Teiseks, akude osas ka nagu õige point, et see akude tehnoloogia täna on, ma arvan, veel oma selle arengu alguses, kuna seda salvestust ei ole tingimata väga palju vaja olnud viimasel kümnendil. Sest viimane kümnend on olnud iseloomustatud just sellest, et tuulikud on läinud väga palju odavamaks ja päiksepaneelid on läinud väga palju odavamaks, ehk et tootmine on läinud väga palju odavamaks. Alginvesteeringult ja kuludelt ka. Nüüd selleks, et kui nagu seda elektrit hakkab nagu tootmine on odav, siis nagu tekib vajadus seda salvestada selleks, et seda kasutada tundidel, kui päikest ja tuult ei ole. Ja ma arvan, et sellel kümnendil me näeme just selles akutehnoloogias ka päris suuri arenguid, ta on juba odavnemas ja ma arvan, et siin võtmeküsimus on veel, et see akutehnoloogia, see, et nad on ainult liitium-ioon akud, eks ju, tingimata ei peaks olema meie piir, nagu niisuguse ühiskonnana, eks ju, et ma arvan, on ka energia salvestamiseks teisi mooduseid. Lihtne näide on pumphüdrojaam, eks ju, näiteks, mis suudab ka energiat salvestada, et sa toodad elektrit, kui hind on kallis, elektrit on puudu ja siis sa nagu pumpad seda vett tagasi üles siis, kui päike paistab, tuult on ja elekter on odav, eks ju, et mis toimib ka tegelikult salvesti või akuna. Nii et ma arvan, kokku see salvestamise teema tegelikult ongi energeetikas selle kümnendi üks võtmekohti, sest täna me teame, et kuidas on odav elektrit toota, tuleb lihtsalt leida need kokkulepped ja tuuleparke, päikseparke juurde ehitada nii maismaale kui lõpuks ka merre, et me teame, kuidas toota, aga see salvestite tehnoloogia areng on selle kümnendi võti, ma arvan.
aga kuidas te suhtute tuumaelektrijaamadesse? Ma arvan, et neil on oma koht ja ma arvan, et meie piirkonnas, eks ju, tuumaelektrit kasutab Soome, kasutab Rootsi, Saksamaa on öelnud, et ta tuumaelektrist ikkagi väljub. Võib-olla ta tänase nii-öelda Venemaa kallaletungi Ukrainale võtmes vaatab need lõpptähtajad üle, aga tuumaelekter on selles mõttes hea, et ta on ka süsinikuneutraalne, eks ju, et ta erinevalt gaasist või erinevalt söest, tuumaenergia tootmine ei reosta keskkonda, eks ju, tollel päeval. Jah, me peame tuumajäätmetega tegelema ja see on ka nagu väljakutse, et see on jällegi meil täna käidud tee, eks ju, võib-olla mõnda vastust me lõplikult ei tea, et jällegi väljakutse nagu ühiskonnale ja teadusele, eks ju, et kuidas neid nagu stabiliseerida. Ja ma mõtlen sellest nii, et tuumariigiks saamine samas on keerukas teekond, et Eestil ei ole tuumariigi kogemust endal, ennetades küsimust, eks ju, et see, et mis hetkel me sinna jõuame, ma arvan, võib aega võtta, aga samas on ta nagu oluline ala, mida jällegi uurida, enda jaoks selgeks teha, üritada aru saada, et kuidas see tootmisvorm nagu meie elektrisüsteemi võiks sobida, et kui mitte 10 aasta jooksul, siis võib-olla 20 jooksul, eks ju, et selles mõttes ma arvan, see on perspektiivikas, jah. Lihtsalt minule enesele on natukene selgusetuks jäänud, ma mõtlen võib-olla kellelegi teisele ka, et äkki te panete korra sellisesse struktuuri mu jaoks ka, et on Enefit Green, Eesti Energia, Elering, Elektrilevi, et kuidas need kõik omavahel suhestuvad? Väga hea küsimus, et hakkame nagu võib-olla sealt, hakkame sest Eesti Energiast peale, sest Eesti Energia teeb palju asju, aga et Eesti Energia tihti on, või suuremas osas on täna elektrisüsteemi mõttes, ta on elektritootja, ja siis ta on see elektri lõppmüüja kliendile, eks ju, et kui sa kodus tahad elektrilepingut, tihti või paljud küsivad seda Eesti Energialt, on ka teisi, aga et Eesti Energia on nagu selles kahes ahela otsas, eks ju. Enefit Green taastuvenergia tootjana on põhimõtteliselt samas kohas natuke nagu kui see esimene ots Eesti Energiast, et ta toodab ka elektrit ja muuhulgas on ta Eesti Energia oma 77%, eks ju, et ülejäänu on börsil. Nüüd Elering on täiesti eraldiseisev ettevõte, omatud riigi poolt, ja tema roll on see, et siis need suured jämedad nii-öelda kaablid, kõrgpingevõrgud nii-öelda, et nagu transportida elektrit siis nagu riigi sees ja riikide vahel, et ta haldab ka näiteks ühendusi Soome ja Lätti. Ja lõpuks on Elektrilevi, kes juhtumisi on ka Eesti Energia oma, aga põhimõtteliselt tema oma on siis see võrk, mis tuleb sinna koju kätte. Eks ju, et see viimane justkui juhtmepaar, eks ju, mis seinast tuleb, see on tegelikult Elektrilevi poolt hallatud, eks. Nii et jah, see on nagu erinevad sellised väärtusahela osad, eks ju, et elektrit on vaja toota, üle kanda, tarbijani viia ja siis osta või müüa, eks ju. Aga nad ongi nagu oma olemuselt natuke erinevad tegevused lihtsalt, et see, mis on see kaablite äri, Elektrilevi ja Elering, see on reguleeritud, see tariif on paigas, Konkurentsiamet vaatab seda üle, aga elekter, nii tootmine kui tarbimine, see on tegelikult vabaturukaup, et see võib tulla täna Eesti Energiajaamadest, aga 2 aastat tagasi, kui elektrihinnad olid väga madalad, ta valdavalt tuli mujalt, ta tuli läbi kaablite Soomest, Rootsist, kus on odavamad elektritootmise võimalused, nii et ja selle tõttu Eesti Energia müüs lõpus ka odavat elektrit, aga see ei olnud tema enda toodetud. Nii et selles mõttes see nagu energeetika korraldus on nagu selline võib-olla esmapilgul veidi segadust tekitav, aga seal on oma struktuur ja loogika olemas, kui sellele rohkem nagu sisse vaadata. Kui kellelgi on veel küsimusi, siis võite vabalt chatti kirjutada, tuletan meelde, aga natukene tagasi, et sa mainisid, et 170 töötajat on teil, et mida, või ilmselgelt mida nad täpsemalt teevad, aga ka seda, et kui palju on teil karjäärivõimalusi või et nii-öelda liikumise võimalusi ettevõttes sees ja mida peaks, kui praegu keskkooliõpilane näiteks mõtleb, et ta tahaks kunagi Enefit Greeni või Eesti Energiasse tööle tulla, et mida ta peaks õppima, millele keskenduma? Jaa, meil on 170 inimesest, võib-olla äikesike väljavõte, circa, ütleme kohe, 100 tegelikult
töötab meil elektrijaamades, nendes 4 elektrijaamas, sest need on nagu sellised inimtööjõu mahukamad operatsioonid, et kui sul ikkagi vaja on kütusega tegeleda, nii-öelda töötavat elektrijaama hallata, sul on ikkagi omad operaatorid, kes sellel silma peal hoiavad, et elektrijaamades kõik korras püsiks, nii et see on circa 100. Siis on meil nagu arendustiimid, mis on siin turgude üleselt, ma arvan, siin 30-40 inimest äkki täna, ja siis on meil sellised juhtimislikud tiimid, eks ju, et või nii-öelda ka opereerimistiimid, eks ju, mis on nagu tuulel ja päiksel, ma ütlen tuulel päiksel kokku meil üle turgude on, ma ütleks äkki on 8-9 inimest, nii et võrreldes selle elektrijaamade opereerimisega, kus meil on nagu koostootmisjaamad, eks ju, siis seal tegelikult on vajavad tuulikud ja elektrijaamad või päikseelektrijaamad oluliselt vähem tähelepanu inimestelt, et nad on, toimivad ise, lihtsalt tuleb korras hoida. Ja kui ma mõtlen selle peale, et kus esiteks, mis aladel me kasvame täna või kuhu me inimesi tööle juurde võtame, on ikkagi meie arendustegevus, meie tuuleparkide ja päikseelektrijaamade arendused ja kõikides koduriikides, Eestis, Lätis, Leedus, ka Poolas, et seal ongi see tegevus selline mitmekesine, seal on hästi palju projektijuhtimist, aga ka energeetika teadmist või sellist inseneriharidust ja teadmist, kuna need lahendused tihtipeale tehnilised. Et sul on ikkagi vaja mõelda, et kuidas sa liitumist teed seal võrguga, eks ju, millise seadme sa sinna liitumise otsa plaanid. Aga ma arvan, samas on ka selles arendustegevuses hästi palju sellist nagu pehmeid väärtusi kinni, sellepärast, et ükskõik, mida me täna arendame, meil peab olema võime ka kogukonnaga suhelda ja kogukonnaga nagu neid kokkuleppeid saavutada, sest lihtsalt insener läheb ja teeb, et see ammu enam ei toimi nii, eks ju, et ikkagi see, et sellele, mis me teeme, on aktsept, et see on nagu hästi määrav, mis omakorda toob kaasa vajaduse tegelikult nagu osata kogukonnaga suhelda, nii et need on ikkagi üsna sellised mitmekülgsed inimesed, keda me nagu tööle võtame. Ja kui ma mõtlen korra energeetika peale laiemalt, siis mis toimub? Toimub elektrifitseerimine, taastuvenergia arendamine, võrgu uuendamine ja targemaks muutmine, uute näiteks laadimisvõrkude väljaehitamine elektriautodele, mis on täiesti teist tüüpi nagu väljakutse, eks ju, selliste hajalahenduste nii-öelda aktsepteerimine, eks ju, et Elektrilevi võrkudes erinevates Eesti kohtades oleks võimalik toota. Nii et ühte ja teist pidi me jõuame ikkagi tagasi sellise inseneriteaduse, inseneriõppe juurde. Me oleme 10 aastat tagasi, ma mäletan, et Eesti Energia jaoks oli suur küsimus, et kuidas me tagame, et meil on piisavalt kaevureid 10 aasta pärast. Täna ma arvan, see kaevurite väljakutse või kaevurite hulga väljakutse on veidi väiksem, kuna me põlevkivi kasutame vähem, eks ju, aga põhimõtteliselt, kuidas me tagame endale piisava hulga selliseid energiateadmistega insenere, see, ma arvan, on vaadates energiasüsteemi muutusi järgmise 10-20 aasta jooksul on väga suur väljakutse, mis omakorda jõuab sinna, et mida siis soovitada õppida, ma arvan, eks see füüsika on ikkagi kõige alus, inseneriteadused TalTechis ja teistes koolides, aga ma ikka jõuan sinna tagasi, et tegelikult seda pehmet poolt on vaja, et need ühiskondlikud kokkulepped ei ole tihti ainult nagu inseneride pärusmaa, nii et kokkuvõttes me võtame igasugu inimesed, et nagu see nagu ei ole nagu ainult ühene. Mainisid ka, et 77% on ju riigi osaluses, et kuidas need otsustusprotsessid välja näevad, et kes teeb lõplikke otsuseid, kust tulevad need nii-öelda käsud või keelud või? Väga hea küsimus. Nüüd me lähme sinna juhtimislikkusse poolde, sellepärast, et börsiettevõte on omade selgete reeglite alusel toimetab, eks ju, ja kuidas see meil käib, on nii, et meil on kõigepealt on juhatus, 4-liikmeline, kes ettevõtet juhib, seisab hea selle eest, et Enefit Green teeb õigeid otsuseid. Juhatusse kuuluvad 4 liiget, Aavo, meie nii-öelda peadirektor, eks ju, mina finantsjuhina, Innar, kes on tootmise eest vastutav, ja siis Leedu kodanik Liinas Sabeljauskas, kes on arendusest vastutav, põhimõtteliselt meie töö on inglise keel. Et me igapäevane töö, ükskõik kas see on esmaspäeva hommikused koosolekud,
teisipäevased juhatuse koosolekud või sellised ühised isegi tiimiga kokkuvõtmised ja suhtlemised on tegelikult ingliskeelne, sellepärast et noh, meil on 4 koduturgu, kus meil on inimesed täna, Soomes meil ei ole inimesi, aga arendame projekti, eks ju, nii et noh, selles mõttes inglise keel on meie töökeel ja noh, eesti keel paralleelselt, muidugi Lätis, Leedus võib ka läti ja leedu keeles rääkida, et ja kui me lähme nüüd sammu võrra kõrgemale või eemale, siis on teatud otsused, mille jaoks juhatus peab minema küsima nõukogu heakskiitu, mis on üsna tavapärane ja nõukogus on meil 5 liiget, 3 tükki on nimetatud Eesti Energia poole pealt, et noh, nemad siis justkui kaitsevad enamus aktsionäri huvi või Eesti Energia huve ja 2 nõukogu liiget on nimetatud siis nii-öelda iseseisvad nõukogu liikmed, kes ei ole Eesti Energiaga seotud ja meil on hästi hea meel, et need iseseisvad liikmed, kes tulid siis oktoobrist, kui me börsile läksime, Erki Raasuk ja Anne Sulling, väga kompetentsed, mõlemad Eesti äriilmas väga hästi tuntud, noh, endine Hansapanga juht, endine minister, eks ju, ja on samas ka energeetikaga palju kokku puutunud. Nii et noh, põhimõtteliselt meie otsused vajavad nõukogu heakskiitu ja noh, nende aktsionäride juurde tihti minnakse nagu 1 kord aastas, et noh, meil siin sel nädalal oli ka aktsionäride üldkoosolek, kiitsime heaks aastaaruande, kinnitasime ära dividendi, mis makstakse siis Enefit Greeni aktsiate eest ja et see nagu on nagu harvem, et noh, see üldkoosolek koguneb harva. Ja ma arvan, see ongi nagu peamine, noh, meil on seal veel nüansse, eks ju, auditikomiteed, mis on vaja erinevateks otsusteks, aga noh, see nõukoguga koostöö ja nii-öelda nõusolekute saamine on jah, võib-olla see kõige olulisem koht, kus Enefit Greeni otsused sünnivad. Nii, ma vaatan, et ei ole küsimusi tulnud, aga lähme siis selle rahastamise juurde, et sa oled seda mitu korda ka ise maininud, et eelmine aasta, noh, üks võimalus on ju rahastamiseks on see sama IPO ehk aktsiate esmane avalik pakkumine ehk ettevõtte börsile viimine ja lihtsalt taustaks, et Enefit Green siis on teinud Baltikumi kõige suurema IPO läbi viinud, jah, et 60 000 jaeinvestorit osales. Jaeinvestorite osas jah, sellist numbrit, noh, see ületas kõik meie ootused ka, et me siin plaanisime ja mõtlesime, et äkki 25-30 000 investorit saame, eks ju, et noh, olid sihid ja noh, kõik see, mis oli enne meid olnud, Tallinna Sadam, noh, omal ajal Tallink, eks ju, 2005 aastal, et noh, need olid ka olnud suured pakkumised omas ajas, aga see, et meil oli 60 000 jaeinvestorit, siis meid usaldas ja tahtsid Enefit Greeni aktsiaid osta, see oli väga äge. Nii et noh, tõesti see oli ühe suure töö nagu sihuke kena nii-öelda vaheaste enne börsile minekut. Aga veidi laiemalt korra, et mis võimalused on üldse ettevõttel ennast rahastada ja miks te just selle valisite? Just, et ma hakkan sealt peale, et noh, ettevõtted on nii erinevad, eks. Et sul on startup ettevõtted, kellel noh, nad ei pane seda, nad ei investeeri seda raha eriti mingitesse, ma ei tea, betooni ja metalli ja klaasi, eks ju. Noh, nende investeeringud on see, mida nad üritavad oma äppidega luua või oma nagu lahendustega luua, mis on hästi palju inimtööd, sul on hästi oluline need inimesed just ja sul on nagu kuidagi see investeering nende jaoks on natuke teise sisuga, eks. Ja seega nad nagu päris tihti selleks, et kasvada, nad rahastavad ennast samm-sammult, üritades väärtust kasvatada, oma toodet populariseerida ja sellisel moel. Nüüd taastuvenergia on hästi kapitalimahukas, et noh, meil lihtsalt see, kui me tuuliku ehitame või päiksepargi ehitame, siis noh, see ongi suurem osa sellest kulutusest, mis tuleb teha. Ja siis ta töötab 30 aastat, eks ju, et tal ei ole kütuse eest ei tule maksta, tuul ja päike on tasuta, eks, ja siis tuleb raha, mille eest siis seda investeeringut tagasi maksta. Et noh, esimene punkt on see, et meil on kapitali vaja. Ja seal on nagu siis 2 poolt, et tõesti seda oleks võinud teha ka Eesti Energia sees, niimoodi, et Eesti Energia jätkuvalt omab, aga seal tuleb ka teine pool mängu, et tegelikult, et ühiskonnal on huvi ja kaasas olemist selle taastuvenergia arenguga, siis näis juba 5 aastat tagasi mõistlik, et tekitame ka selle võimaluse, et noh, Eesti inimestele ja Läti-Leedu inimestele investeerida sellesse ettevõttesse. Et ehk siis noh, ühe käega on rohkem võimalik investeerida, et noh, et sa saad nagu rohkem ehitada, kiiremini liikuda ja teise käega
et ehk see tegevus on ka siis veel rohkem aktsepteeritud, et noh, kui inimesel on võimalik osta aktsiat, millega sa ehitad tema lähistele tuulepargid, äkki suhtub sellesse nagu sõbralikumalt kui siis, kui see tegelikult on noh, kusagil riigiettevõtte sees olev tükk, võib-olla jõuab dividendidena riigi tuludesse ja siis jaotatakse noh, üheks või teiseks otstarbeks laiali, eks. Et noh, see oli need kaks aspekti, et esiteks seda kapitalivajadust nagu toita ja teiseks, et seda noh, nagu võib-olla seda arengut siis nagu soodustada. Ja tõesti börsile minek oli noh, teadlik otsus, teadlik valik. Meil olid omad projektid, mis me tahtsime ellu viia, me saime eelmise aasta oktoobriks need projektid sellisesse staadiumisse ja vormi, kus oli õige aeg ka, sest noh, ettevõtte börsile minekuks ma arvan, noh, umbes üks võimalus, et noh, see peab olema ka õige aeg, et loodetavasti nii turu olukorrast, nii-öelda ettevõtte enda olukorrast ja muudest olukorradest sõltuvalt, eks. Nii et jah, me sinna jõudsime, aga noh, kõik need teised rahastusvahendid, noh, laenud, võlakirjad, noh, tegelikult neid võimalusi on veel ja nende kõigega me tegeleme. Üks küsimus on veel tulnud, et energiaäri kui kapitalimahukas ettevõtmine, kuivõrd on Enefit Green konkurentsivõimeline maailma mastaabis võrreldes USA, Aasia suurtootjatega? Õige küsimus. Aga ma seal lähen nagu sinna tagasi, et noh, elektri- ja energiaturg oma olemuselt on ikkagi üsna lokaalne ja regionaalne. Et kui me nagu elektrit tarbime, siis täna veel ei ole välja mõeldud seda moodust, kuidas seda elektrit saaks toota Ameerikas odavalt siia transportida ja siin tarbida. Noh, näiteks, mis omakorda ütleb, et meie see noh, turg on tegelikult palju regionaalsem, palju lähedasem. Noh, Eesti on ühendatud kaablitega Soome ja Lätiga. Noh, Eestis toimib Nord Pooli elektribörs, mis on, noh, ma arvan, maailma üks unikaalsemaid ja efektiivsemaid kohti, kus elektrit kaubelda, mille kaudu on Eesti siis osa kogu sellest Põhjala elektriturust, nii et noh, see on noh, näituseks, et Põhjala elektritarbimine umbes 400 teravatt-tundi, Eesti tarbimine umbes 8 teravatt-tundi, noh, mis tähendab, et Eesti on sellest siis umbes 2%, noh, Baltikum on 25 teravatt-tundi, noh, umbes siis, ma ei tea, 30-ndik, noh, natuke rohkem, peab arvustama kiiresti, natuke rohkem ikkagi, 6% umbes, jah. Et noh, põhimõtteliselt, noh, see on see turg, milles me oleme osaline, et kui nüüd mõelda, et mis on siis, noh, mis on meis unikaalset või mis noh, kuidas me oleme efektiivsed selles asjas, eks ju, et võrreldes tõesti Ignitisega, nagu siin küsitakse, või lätlastega või Põhjala energiaettevõtetega, ma arvan, et meil on mida näidata, et noh, regioonis me oleme suurim tuuleenergia tootja, nagu me oleme öelnud, meil on see nagu platvorm olemas, mille peale edasi arendada järgmiseid tootmisvõimsuseid. Teiseks on meil väga tugev arenduse võimekus, et me arendame, mitte me ei osta valmis varasid, noh, et me ei osta tuuleparke, mis on kellegi poolt valmis ehitatud, vaid me tegeleme sellise aeganõudvama tööga, et me hakkame kusagilt peale ja me noh, liigume nagu samm-sammult sinnamaani, et saaks ehitama hakata, siis saaks valmis. Et me nagu oleme selles nii-öelda väärtusahelas, noh, alustame varasemalt ja seega me tahame olla kasumlikumad, et kuna meie nagu see tegevus peab seda väärtust looma, eks ju, et siis see meie arendustiim nagu hästi sellesse vaatab ka sisse, et noh, me peaksime selle teenima rohkem siis nagu nii-öelda tootlust selle projekti pealt. Ja noh, kolmas aspekt, mis on viimasel ajal eriti oluliseks läinud, noh, et me võime osata hästi toota, me võime osata hästi arendada, aga noh, küsimus on see, et kes elektri siis ära ostab, eks? Sest noh, kui sa oled elektrijaama valmis ehitanud ja keegi seda elektrit osta ei taha nagu hea hinnaga, no siis ei ole sellest eriti kasu, eks. Ja siin on meil see unikaalne koostöö siis emaettevõttega Eesti Energia, kes on Baltikumi üks suurimaid elektrimüüjaid, noh, Eestis suurim, Lätis, Leedus number 2 ja üsna suur ka Poolas või noh, üsna kenasti jalad alla saanud Poolas, mis tähendab, et neil on tegelikult need lõppkliendid, kellel viimase 12 kuu jooksul on väga suur huvi tekkinud ka pikaajaliselt fikseeritud hinnaga elektrit osta, mille vastu siis Enefit Greenil on võimalik arendada. Noh, me muidugi kaupleme teistega ka, me müüme elektrit ka teistele, mitte ainult Eesti Energiale, nii et noh, see ei ole selles mõttes mingi monopoolne seisund, aga lihtsalt Eesti Energial on ka siin hästi suur selline unikaalne väärtus,
et tal on see nii-öelda klientideni jõudmise võime ja ma arvan, need ongi võib-olla need 3 asja, et me oskame hästi toota, meil on kogemus selles, me oskame hästi arendada ja meil on nagu tegelikult see läbi emaettevõttega kliendini jõudmise kanal nii-öelda ja võib-olla viimaseks ma ütleks, et lihtsalt meie turul, mis me siis täna defineerime Eesti, Läti, Leedu, Poola, see nii-öelda süsinikurikas elektri tootmine on niivõrd domineeriv, Eestis ajalooliselt on olnud põlevkivi, Lätis, Leedus on hästi palju gaasi, Poolas on hästi palju sütt ja kui me korraks lühiajalise ja selle nii-öelda Ukraina sõja perspektiivi kõrvale jätame ja me mõtleme ikkagi 10 peale ja mõtleme, et ikkagi see, et elektri tootmine, energia tootmine oleks keskkonnale sõbralikum, siis selgelt siin turul on põhimõtteliselt väga palju neid tuulikuid investeeringuid vaja, kuna on vaja asendada seda, mis on nagu fossiilne tootmine. Nii et ühesõnaga me toimime ka õigel turul. Ja see turg ei ole nagu niivõrd suur, et oleks väga atraktiivne ka väga suurtele ettevõtetele. Nii et need on nagu meie need eelised, kuidas me oleme mõelnud sellest. Aga keda te peate oma suurimaks konkurendiks, et Nelja Energia te ostsite omal ajal on ju ära, kas on veel selliseid, te küll ütlesite, et te arendate pigem, et ei osta teisi, aga kas on kellelegi veel silma peale? Õige, Nelja Energiast võime ka natuke rääkida, et see oli üks unikaalne olukord, mis tekkis, tavaliselt me ei osta nagu valmisvarasid, aga mis me seal nägime, oli see, et esiteks meil olid unikaalsed nii-öelda väärtusloome võimalused Eestis, kuna meil olid põhimõtteliselt 2 tiimi opereerivad varasid, mida võiks opereerida 1 tiim, eks ju. Et tegelikult sul oli seal nagu kulusäästud, mida me nägime ette ja mida me suutsime isegi kiiremini ja suuremalt realiseerida, eks ju, et lihtsalt nagu 2 tiimi koos ei ole nagu sama efektiivsed kui 1 tiim seda kõike varasid hallates. Teiseks me nägime, et ka neil olid väga head arendusportfellid just Leedus, mida me täna praktiliselt kõik juba täna ehitame, et me suutsime nagu seda arenduse poolt nagu lisaks kaasata ja neil oli väga hea tiim Leedus, kellest osa on täna seal veel meiega. Et me nägime, ja võib-olla 3. asi veel, et mida me too hetk nii väga ei tajunud, aga see andis tegelikult rahvusvahelistumiseks meie ettevõttele ikkagi nagu väga suure sammu. Et kui me enne olime ikkagi Eesti ettevõtte ja meil oli väike elektrijaam Valkas, meil oli plaanid minna välja Läti, Leetu, Soome, lõpuks Poola, aga see samm, et kui sul sa tegelikult peale seda ülevõtmist oled Eestis, Lätis, Leedus opereerivate varadega ettevõtte ja sul on ka inimesed seal, see, ma arvan, andis meile nagu hästi suure boost'i, nii et tõesti see ülevõtmine oli, ma arvan, või omandamine oli hästi suur transformatsioon Enefit Greeni jaoks ja ma arvan, julgelt võin öelda, et ma arvan, üks meie aegade parimaid tehinguid, et me läksime sinna selle teatud plaaniga ja see kõik realiseerus ja see, et elektrihinnad on kõrgemad, see on nagu lisaboonus, aga kõik see, mis me sellest nagu tehingust ettevõttena välja võtsime, et oli nagu hästi mõistlik. Su küsimus oli nagu teine, ma jäin Nelja Energiast rääkima. Konkurentidest. Jaa, konkurentid, kes on üks konkurent. Ma arvan, et need konkurendid ongi natuke erinevad, et meil on täna arendajad, Nelja Energia inimestest välja kasvanud Sunly, eks ju. Meil on Utilitas, kes soovib teha suuri samme taastuvenergia alal, kes on rohkem täna nii-öelda selle soojuselektri koostootja, Tallinnas valdavalt ja üle Eesti ka. Meil on Gren, kes on ka rohkem soojuse poole peal, eks ju, endine Fortumi varad, mis said aasta tagasi ära ostetud siin Partnersgrupi poolt. Ja Lätis, Leedus, ma arvan, meie suurimad nagu konkurendid on ikkagi kohapealsed elektriettevõtted või energiaettevõtted, väiksemad arendajad on igal pool, aga lõpuks ainsad, kellel on võimekus sarnast unikaalsust välja töötada, on tegelikult Ignitis, Leedu ettevõtte ja Latvenergo. Nad lihtsalt on täna meist mõned sammud maas, ma ütleks, oma selle portfelli suuruse ja oma opereerimissuuruse poolt niikuinii, eks ju. Aga lõppkokkuvõttes ka neil on ligipääs lõppklientidele, ka neil on tegelikult võimekus üles ehitada arendustiimid, nii et ma arvan, et 5 aasta pärast nad on kindlasti veel suuremad konkurendid, eks ju, et ja nii et lõppkokkuvõttes mulle näib, et see väljakutse on selline,
et tegelikult ruumi jätkub kõigile, sest noh, seda lihtsalt see transformatsiooni maht on nagu selline, et noh, ongi hea, et on nagu mitmeid toimetajaid turul ja arendajaid, et noh, seda lihtsamalt see läheb kokkuvõttes see nii-öelda rohepööre, et muidu nagu me võib-olla toimetaksime aeglasemalt. Hoiab meid ka niimoodi pinges, et teeme oma asju ka paremini võib-olla siis. Nii, kas siin oli see küsimus, sa nägid ka seda muidu, et see analoogia börsiette Ignitis, et kas sa tahad veel midagi lisada? Jaa, Ignitise kohta ma tahtsin seda öelda, et meid on jah võrreldud palju. Seal on üks osa Ignitisest ehk leedukatest, mis on nagu sarnane. Neil on tuulepargid mõned, neil on nüüd ka koostootmisjaamad ja jäätmepõletus, eks ju, et mis on sarnane. Neil on natuke ka ambitsiooni päikses, aga seal tuleb ettevaatlik olla seetõttu, et see ärimaht täna moodustab umbes 1/3 Ignitisest. 2/3 tegelikult on võrguäri. Põhimõtteliselt nagu Elektrilevi ja võib-olla siis Eesti Gaas, kes on ka valdavalt võrguäri nagu kokku panduna. Nii et kui me kujutaksime ette olukorda, ta on põhimõtteliselt nagu Eesti Energia, kui lihtsalt natuke teist tüüpi varade ja tootmisseadmetega, eks ju. Mille osa siis Green ka nagu enne oli 100%, eks ju. Nii et jah, ma nagu selles mõttes võrguäri loogika on natuke teistsugune lihtsalt. Sul kasvada seal on keerulisem, sa oled rohkem dividendimaksja, võib-olla Tallinna Vesi on nagu ka selline võrguäri näide, et kus sul on ikkagi reguleeritud vara, sa teenid sealt pealt nagu üsna stabiilset kasumit, sa maksad dividendi, et ta on nagu seal kasvada on raske. Nii et ma arvan, Ignitise väljakutse täna on see, et nad on öelnud, tahavad ka kasvada, nad tahavad just selles rohelises osas kasvada, mis on okei. Et see asi kokku panna, et neil on nagu stabiilne võrguäri üsnagi, kuhu tuleb ka investeerida, ja siis samal ajal nagu see kasvuäri, et kuidas seda toetada, me keskendume ainult taastuvenergiale Greenina, eks ju, et selles mõttes ma arvan, meil on natuke nagu võib-olla lihtsam oma ajaga, aga mul ei ole kahtlust, et nad ka kasvavad, et selles võimalusi on täna turul palju. Okay. Nii, kui tuleb küsimusi, siis te võite mulle sellest märku anda, et ma võib-olla siin kohe ei näe, kui on neid käsi püsti. Aga tuleme tagasi selle IPO juurde, et mida üldse annab see, kui ollakse avalikult kaubeldav ettevõte? Mis see muutis teie ettevõttes? Võib-olla algus on see valmistumise protsess. Ja Enefit Greeni IPO näol, ma arvan, oli tegemist tõenäoliselt selle regiooni ühe kõige kauem aega võtnud protsessiga, sest mandaat valitsuselt tuli 2016 november, circa. Päris kaua oodati. See ikka peaaegu 5 aastat, eks ju, et see on ikkagi, olles ka pankurina töötanud, siis tavaliselt IPO protsessi sa loodad ikkagi lõpule viia 9 kuuga, eks ju, et sa nagu ei taha nagu pikemalt teha seda, eks ju. Aga siin olid omad põhjused, jah, et ikkagi selle ettevõtte ettevalmistamine võttis aega, 2017 tuli Jaava, tuli mina ja 2018 tekkis see Neljaenergia ühendamise võimalus, eks ju. Sellega võtsime 2018 aasta selle ettevõtte omandamise, 2019 liitmisega, 2020 tuli COVID peale ja 2021 oli siis õige aeg, eks ju, et see ja lihtsalt, kui ma mõtlen selle peale, et 2017 või 2018 versus 2021, see ettevõte oli nagu palju õigemas kohas, et meil me olime suurem ettevõte, me olime nagu selle liitmise ühendamise läbi teinud, meil oli kasvuplaan palju tugevam ja suurem ja konkreetsem, mitte ainult nagu ambitsioonid, vaid ka selged projektid, selged vajadused. Leedus isegi 2 investeerimisotsust tehtud, 2 parki olid ehituses põhimõtteliselt, kui me eelmise aasta oktoobris läksime. Nii et see nagu esimene tõdemus mul on see, et see ettevalmistusaeg oli nagu hästi pikk, aga me olime väga hästi valmis oktoobris sinna börsile minema, et kui ma oleks pidanud seda varem tegema, ma arvan, et see oleks olnud teine ettevõte ja tõenäoliselt mitte nii valmis börsiks. Nii et ettevõtte jaoks peab olema õige aeg. Siis teine selle ettevalmistuse juurest just nagu välja tuua on see, et sa oled ikkagi, sa hästi palju käid ennast nagu läbi, valgustad ennast läbi nagu mingi, ma ei tea, tehnoülevaatus, eks ju, et sa mõtled, mis on su riskid, mis on su äriplaan, mis on see, mida sa siis investoritele pakkuma lähed.
ja noh, ma arvan ka see, et me siis umbes 2-3 korda seda tegime, see nagu ainult rafineeris seda sõnumit nagu ja noh, meie enda arusaamist ka selgemaks. Ja lõpuks, kui sa siis börsil oled, noh, selgelt see muutus on, eks ju, et sa nagu, sul on vastutus, noh, inimesed on usaldanud sind oma säästudega, ükskõik kas otse või läbi pensionifondide või läbi investeerimisfondide ja noh, sinu vastutus on see, et kuidas see väärtus nüüd siis nagu kasvama panna, kuidas seda kapitali kasvatada ja kuidas see siis nagu oma plaan ellu viia. Et noh, see võib-olla ongi kõige suurem fookus olnud peale eelmise aasta oktoobrit, et noh, me ütlesime hästi selgelt ette, me tahame eelmine aasta teha sellised investeerimisotsused, 22 aastal teha sellised investeerimisotsused, me oleme noh, päris poole peal veel ei ole, aga läheneme sinna, et noh, me oleme kenasti plaanipäraselt liikunud ja noh, lõpuks siis sellest, et noh, see on see, mis sa teed, aga kuidas sa oled ja kuidas sa räägid turuga, eks ju, noh, see on ka see järgmine muutus, et noh, kõiki tuleb informeerida üheaegselt, sul peab mõnes mõttes olema ettevaatlikum sellega, mis sa välja ütled, et sa nagu ei saa noh, nii palju kasumeid kokku lubada, kui sa võib-olla isegi oma peas planeerid, sellepärast et sa ei anna prognoose välja, vähemalt seni, kuni sa ei anna. LHV teisiti natuke annab prognoose, aga et noh, meie äris on see nagu prognoosimine elektri hinna ja tuule määramatuse tõttu natuke keerulisem. Ja noh, lõpuks siis sa pead ka raporteerima, eks ju, oma tulemustest ja noh, arusaadaval viisil, eks ju, et see nagu inimesteni noh, jõuaks ja nad saaksid aru, et noh, millega see tegelikult, kus su kasum tuleb, kuidas sul läheb ja mida sinust siis aasta või 2 pärast oodata, eks ju, et noh, need on need võib-olla nii selleks valmistumise kui börsile juba mineku need asjaolud, et noh, mis mulle nagu kõige rohkem meenuvad, et kuidas me toimime nagu teisiti või kuidas me oleme arenenud, jah. Üks küsimus on veel tulnud, aga kas ma loen selle ette või juttu oli ka akumulatsiooni pumpjaamadest. Hinna seisukohalt on see otstarbekas, aga füüsilise energiabilansilt ja rohelisuselt on see täiendav energiakulu ja raiskamine. Rohelisuse ja ressursisäästlikkuse seisukohalt oleks pigem tarvilik tarbimisgraafikut ühtlustada. Õige point. Nii et noh, me tegelikult olemegi täna maailmas, kus võib-olla 10-20 aastat tagasi olid tootmisvahendid ja tootmisseadmed, mis tootsid sirgelt elektrit ja siis, kui oli elektrit rohkem juurde vaja, pandi veel midagi tööle, eks ju. Et noh, toome Eesti näite, sul on põlevkivi elektrijaamad ja kui oli elektrit juurde vaja, pandi võib-olla veel midagi tööle, eks ju. Et sa üritasid, noh, tarbimine käis nii, nagu ta käis ja sa üritasid nagu tootmisega seda tarbimist siis nagu sellele vastata, et noh, sul on nagu, et sa üritasid nagu tootmist kujundada tarbimise järgi. Nüüd seoses sellega, et me üha rohkem kasutame nagu tuult ja päikest, mis ei ole juhitavad võimsused, et sa ei saa tuult juurde puhuda või päikest juurde paista, eks ju, lasta, kui sul inimesed rohkem tarbivad. Nii et noh, sa oledki selles unikaalses olukorras, et sul tegelikult peab hakkama tarbimine tõepoolest kohanema, nagu siin on hästi välja pakutud ja põhimõtteliselt see, mis on nagu see salvestusvõimsus, noh, on õige. Isegi aku ei ole efektiivne, et ta nagu ikkagi mingi kadu tekib, eks ju, kui sa salvestad elektrit ja annad pärast välja, noh, ta ei ole 100%, eks ju, et noh, sul on teatav nii-öelda kadu seal, pluss ta on kulu, kuna sa pead selle aku ostma ja siis seda käitama, eks ju. Ja pumphüdro, noh, on teist tüüpi akumulatsioonivahend, ta on ka kulu, aga noh, ta aitab sul natuke siluda neid tarbimise ja tootmise ebakõlasid, eks ju. Aga ma olen täiesti nõus, et ka tarbimise liigutamise lahendused saavad olema meil tulevikus osa sellest pildist. Et kui meil on rohkem tuult, rohkem päikest, et meil on siis akumulatsiooni võimalused ja ka tarbimise liigutamise võimalused, et noh, ühesõnaga liigutada seda tarbimist justkui rohkem nendele aegadele, kui seda tuult ja päikest on rohkem, ja et oleks siis noh, see tarbimine tõenäoliselt liigub ära nendelt aegadelt, kui seda tuult ja päikest on vähem ja kui seda elektritoohet tuleb toota näiteks gaasist, mis on kallim, siis see hinnasignaal liigutab ka siin nagu rohkem sinna poole, kus see võib-olla tuule ja päikse tõttu see hind on odavam. Nii et noh, ma arvan, meil selle tuleviku energiasüsteemi mõttes on nagu kõike seda vaja, et nad ei ole üksteist välistavad ja see on ka üks neid, see tarbimise nagu juhtimine on ka üks neid nii-öelda kasvualasid just Euroopa Liidu poole pealt nagu seda, et liikmesriigid mõtleksid selle noh, justkui soodustamise peale, et kuidas sa siis nagu motiveerid tarbijat tarbima teisel moel, eks ju, et noh, see
ütlen ka. Pluss, ma tahtsin kolmanda asjana veel öelda, et see, me mõtleme täna elektriautost kui nagu sõiduvahendist, aga sisuliselt on ta ka sul akumulatsioonivahend. Et elektriautos on tegelikult aku olemas, kuhu sa saad ka salvestada ja sealt salvestist elektrit välja anda. Et ühel päeval, ma arvan, kui see elektriautondus ka meil hästi kaugele jõuab, mida ma usun juhtub hästi ruttu tegelikult, siis ka need salvestid hakkavad toimima täna elektrisüsteemi või tulevase elektrisüsteemi osana ja aitama juhtida seda tootmist ja tarbimist nagu sünki igal ajahetkel. Nii et ma ütlen, põnev maailm hästi suures muutumises just seda pidi, et kuidas nagu kõike seda nii-öelda energiaressurssi efektiivselt ära kasutada. Aga ütleme, et selle IPO läbiviimine, et see võttis väga palju aega, samas läks väga hästi, aga kas on midagi, mida te teeksite teistmoodi praegu? Ei teeks, ma arvan, see oli ikka päris hästi välja kukkunud. Et mis oli keeruline minu meelest, oli see, et meil tegelikult oli 3 starti. Et me 3 korda hakkasime pealt, lähme nüüd teeme ära. Ja ise ennast motiveerid ära, et see on juhitöö, et seda mujalt võtta ei saa. Aga see, et kuidas selle tiimi taas nagu jälle paati saada, et lähme teeme nüüd nagu suure pingutuse. Et ma arvan, see oli selles mõttes võib-olla kõige siuksem, see vajas mõtlemist, kuidas seda teha ja tegelikult ma arvan see, et kui sellel 3. korral poleks ka nagu tulnud, siis see 4. kord oleks juba raskem olnud, sellepärast üks mu tiimiliige ka ütles, et tead, et hea, et tehtud sai, ega ma rohkem enam ei oleks jõudnud. Et see tegelikult see nagu sa suudad seda tiimi panna, motiveerid töötama mingi eesmärgi suunas, aga kui see siis jälle ei õnnestu ja sa pead täpselt samasuguse pealt uuesti minema, eks ju, et see võib-olla oli nagu meil vahepeal mõttekoht ja raske, eks ju, aga kokkuvõttes läks, ma ütlen veel kord, et ma ei oskaks selle 5 aasta jooksul välja mõelda paremat ajalist hetke, millal Enefit Green oleks saanud minna börsile, ei turgude ega ettevõtte vaatest. Meil läks väga hästi tulemuste mõttes, investorite kaasamise mõttes ja et ega võib-olla on neid nii-öelda protsessilisi asju, mida järgmine kord teeks natuke teisiti, aga need on niisugused kribu-krabu tegelikult, et ta ei ole nagu suures pildis nagu väga, ei hakanud liiga vara peale, ei jäänud millegagi väga hiljaks ja kõik sai nagu tehtud. Kuidas te tähistasite seda? Me tegime peo. Seal ikka peale listimist ikka saime kokku Energiaastuskeskuses ja tegime tiimiga, tegime ühe hoogsa õhtu, nii et tegelikult sellega tegi hästi palju tööd hästi palju inimesi, nii Enefit Greeni, Eesti Energia seest, toetajad, nõustajad, eks ju, kõik meie partnerid, juristid, pankurid, loovtöötajad, kommunikatsiooniinimesed, see tegelikult see oli nagu hästi suur team effort, ja eks see erinevate kantide pealt on see ka nüüd pärjatud saanud, eks ju, saime just Kuldmuna, eks ju, turundusteo, erinevad sellised auhinnad ka, et ma arvan, see igati vääriline tasu tiimile hästi tehtud tööst. Ja teie saite aasta mõjukamaks finantsjuhiks Kääripäeva poolt. Jah, see juhtus ka muuhulgas. Arnel oli korra veel käsi püsti. Kas Arne tahad veel küsida midagi? Et kui tõesti korra vilksatas, aga tahtsin neist elektriautodest rääkida, et üks võimalus on tõesti see, et nende akudega tasakaalustada koormusgraafikut, aga pigem kui neid palju on, siis nad pigem teevad koormusgraafiku ebaühtlasemaks, sellepärast et eelkõige sõidetakse päeval ja kui sõidetakse ikkagi öösel laaditud aku tühjaks, siis ta pigem toob meile päevastele koormustippudele juurde. Et mingil hetkel võib-olla õhtul hilisemal ajal on võimalik akut ka kasutada nii-öelda süsteemi koormuse katmiseks, aga ega ta nüüd nii väga vist ka ei hakka ühtlustama seda koormusgraafikut. Ühtepidi jah, et kui me mõtleme selle peale, et kuidas need inimesed liiguvad, siis tõenäoliselt on need mingid põhitunnid, eks ju, millal inimene autot kasutab. Mida meie tiim on vaadanud, et teekond tööle ja teekond koju on mingitel teatud aegadel, et see on see tarbimise aeg just, millal sa seda elektrit, mis on elektriautos sees, sa nagu kasutad.
noh, samas sinna teekond tööle, teekond koju vahele jääb tavaliselt 8 tundi, eks ju, mille peale siis seda tarbimist või noh, õigemini laadimist üles ehitada ja noh, kui ma selle peale mõtlen, siis tegelikult see noh, nii-öelda see kõige see päevane aeg ongi kõige päikserohkem aeg. Kui sul päikseenergia tegelikult on tasuta käes, nii et ja teiseks on öö on nagu madala tarbimisega üldise tarbimisega aeg, kui sul nagu seda üldist tarbimist on vähem. Nii et noh, seda pidi noh, mõeldes see tegelikult noh, võib-olla ka noh, niimoodi ühiskonnana, et ta laadib päris õigetel hetkedel, eks. Ja, aga noh, teiseks ma tooks välja, just sõbraga rääkisin selle samaga, kes see nüüd elektriauto ostis, eks ju, küsis, et tihti sa laed, noh, lihtsalt huvi pärast, eks ju, et palju sul on vaja laadida, sest noh, meil on nagu mobiililaadimist on kogemus, iga öö peab laadima, eks ju, sest iga 2 nädala korra, eks ju, ja nii et noh, me ei mõtle nagu võib-olla alati selle peale, et tegelikult see aku mahutavus, noh, väikeste sõitude puhul on piisav, et sa ei pea väga tihti laadima. Noh, muidugi ühiskonnana igal inimesel on see 2 nädalat natuke erineval ajal ja keegi kogu aeg laeb, eks ju. Aga noh, põhimõtteliselt sul on nagu see, et sul nagu seda elektrit on kindlasti vaja laadida ja võtta, see ei ole nagu, noh, sul on võimalik ka oodata ja sobivat hetke leida selleks laadimiseks. Ja siis see hinnasignaal peaks sind tegelikult laadima suunama just sellele tunnile, kui sul on tegelikult elektri nagu seda nii-öelda vajadust vähem, eks ju. Aga jah, ma näen, et käsi on vist uuesti püsti, et võib-olla mõtleme, võib-olla tekitas juurde küsimus. Et noh, võib-olla peaks pigem mõtlema sellele, et igal inimesel ei olegi autot, et kui ta 8 tundi seisab, siis see on tegelikult häbiväärne ressursikasutus, et eelkõige oleks tarvis jõuda autode jagamismajandusele, kus auto sõidab ikkagi nii nagu energeetikas, et alla 3000 tunni töötamise ajal investeeringut teha ei tasu, täpselt nii kulub ka auto juures, et kui ta 30 000 aastas läbi ei sõida, siis autot, ütleme 20 000 läbi ei sõida, siis ei ole mõtet eriti elektriautot omada, mis on oma investeeringult väga kallis. Ma olen ka sellega hästi nõus ja ma arvan, see huvi pärast oli siin paar nädalat tagasi käisin Altechis ka rääkimas üliõpilastega ja huvi pärast küsin, et palju teist nagu autosid omavad ja noh, ega neid käsi nagu kõik ei tõusnud, eks ju. Ja teiseks, et kui paljud on kasutanud nagu Bolt Drive'i või Citybeed või nagu jagamisteenust, noh, mis on täna Tallinnas, ma arvan, väga valdavalt väga saadaval, eks ju. Noh, ja käsi tõusis, eks ju. Ja see, ma arvan, hästi õige, et sul noh, nagu ühiskonnana ja noh, vähemalt suurtes linnades, noh, tegelikult on 2 võitit. Üks asi on see jagatud autod, teise on ühistransport ja tõuksid ja sarnased asjad, eks ju. Et noh, põhimõtteliselt võimekus kasutada noh, nii-öelda mobiilseks liikumisvahendiks erinevaid asju, mis eeldatavasti kõik on siis noh, nagu noh, minu ideaalmaailmas elektritoitel, eks ju. Sest noh, seega nagu lokaalselt seda linna õhku noh, tegelikult parandab hästi palju, et noh, kui me mõtleme mitte ainult CO2-le, vaid ka nagu muudele heitmetele, siis noh, see on, ma arvan, üks võib-olla suurim noh, nii-öelda lokaalne hüve, mida see transpordi elektrifitseerimine tegelikult pakub, et noh, ükskõik, kas me räägime prügiautodest, kas me räägime bussidest, mingist muudest asjadest, et noh, see transpordi muutumine, noh, ma arvan, elektrifitseerituks on hästi suure potentsiaaliga. Ta ei ole odav, jah, ja see on kindlasti on ka tehnoloogiad, mida me peame veel välja arendama, mis ehk muutuvad odavamaks 5–10 aasta jooksul, aga noh, temas on minu arvates potentsiaali ja jagamismajandus on kindlasti osa sellest. Olen väga nõus, meie müüsime eelmine kuu oma auto ära ja vaatame, et kaua nii-öelda vastu peame, aga seni pole küll puudust tulnud ausalt öelda. On ju, et noh, see tegelikult on, noh, see kindlasti ei ole igaühele igal pool, eks ju, ja noh, see ongi suure linna võib-olla siis privileeg, eks ju, aga noh, teoorias ka noh, ega see nagu lõpuks, ma arvan, ka väiksemates kohtades on targa ühistranspordi ja võib-olla ka nõude peale ühistranspordi korraldusega võimalik päris palju ära teha. Ehk et noh, et sa ei pea tingimata panema rohkem busse sõitma puhuks, et inimesel on vaja, aga sa pead suutma korraldada mooduse, kuidas inimene saab endale noh, nagu kas või bussi tellida või ükskõik kui väike või suur see vahend on, eks ju.
et noh, ühesõnaga, et noh, ma arvan, selles jagamises ja targas ühistranspordi planeerimises on ka nagu üsna palju nagu transpordi või noh, nii-öelda heitmete vähendamises nagu peidus. Vahepeal tuli veel üks väga huvitav küsimus, et Sille on küsinud, et kas võtan pensionifondi välja ja paigaldan päikesepaneelid selle raha eest? Noh, raske öelda. Ma nii ei julge soovitada, sellepärast et noh, ma arvan, see hakkab sealt peale, et noh, pensionifond tavaliselt peaks olema ikkagi noh, pikaajaliseks säästmiseks ja noh, pensionifondid investeerivad ju erinevatesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, noh, sealhulgas Enefit Greeni aktsiatesse, kus selle päiksevõidu peaks ka kätte saama, kui nagu Enefit Green arvab, et seda mõistlik teha, eks ju. Et ma ei julgeks öelda, et elektritootmisseadmesse investeerimine on pikaajaline säästuvahend. Ma arvan, et ta on natuke suure ja kontsentreeritud riski võtmine minu jaoks finantsinimesena, sest noh, kui sul on nagu fondist võimalik kasu saada erinevate majandussektorite kasvust ja kasumist, eks ju, siis seda öelda, et kas see noh, nii-öelda panus elektri hinnale, mida sa sisuliselt võtad, eks ju, et sa investeerid ära ja sa ütled, et noh, ma loodan, et ma teenin 30 aasta jooksul elektri hinnast piisavalt palju raha tagasi. No, ta on üsna sihuke, mina ei julgeks, aga et noh, kui ma mõtlen, et noh, mis on veel variandid, eks ju, et noh, ega tavaliselt ikkagi finantsinimesed räägivad sellest, et noh, portfell peab olema natuke hajutatud, et sa ei tahaks nagu neid, eriti kui see on pikaajaline säästmine, sa ei tahaks teha neid panuseid nagu ainult ühele asjale, eks ju, et noh, tõenäoliselt kinnisvara, noh, mis iganes vormis on osa sellest portfellist, võib-olla oma kodu läbi, võib-olla mõne korteri läbi, kui see on üks osa, aga jällegi ta ei saaks olla nagu see suur osa või ainult nagu kinnisvarale ka nagu loota tunduks keeruline. Noh, mis on nagu minu meelest tänapäeval noh, nii-öelda need odavad säästmisvahendid on ikkagi need indeksifondid. Noh, ja Eesti pensionisüsteem on loonud võimaluse, kuidas ka läbi 3. samba näiteks noh, investeerida nagu indeksifondidesse, saades sealjuures ka osa oma tulumaksu tagasi, eks ju, 3. fondi investeeringut. Nii et noh, see on üks asi, mida mina olen teinud näiteks, aga noh, jällegi see on nagu nii riskantne anda mingid investeerimissoovitused, noh, igalühel on natuke see erinev olukord, et noh, et ma kujutan ette, noh, pensioniraha võib-olla ei paneks sinna, kui sul on noh, nagu päiksepaneelides, aga kui sa nagu mõtled, et noh, ma nüüd tahaks oma elektritarvet nagu säästa, noh, siis noh, mingis vormis oma maja katusele ta on kindlasti nagu mõistlik investeering, eks ju, et kui sa nagu saad selle võrra madalamad elektrikulud ja võib-olla oma autot laed ja noh, ühesõnaga, et noh, seal natuke ikka läheb sellele tarbimisele nagu peale ka, et oma elektri tootmiseks, oma maja katusel natukene jällegi võib-olla päris mõistlik asi, mida teha, aga pensionifondi välja võtta mina ei julgeks. Aga mis sul endal veel portfellis on, et väga sujuvalt jõudsime siia rahatarkuse ja investeerimise teemadeni? Jaa, ma olen üsna konservatiivne olnud viimased aastad, et mulle tundunud, et asjad ikka nagu noh, võib-olla loomus selline, aga et kuidagi need hinnatasemed mis on aktsiaturgudel läinud minu jaoks nagu üsna kalliks, nii et mul on üsna sellised igavad ja lihtsad asjad, noh, asjad, millest ma aru saan, esimene asi kindlasti, et noh, ma ei tea, Bitcoini ma pole kunagi ostnud, ma ei saa sellest aru, siis ma ei osta, eks ju, et noh, et noh, mul on portfellis Tallinna Sadamat natukene, mul on Tallinna Vett natukene, mul on mingeid kinnisvarafonde natukene, mis on börsil kaubeldavad Tallinnas, mul on Enefit Greeni aktsiaid ja las ma mõtlen, kas mul midagi veel. Noh, juba mingid pankade võlakirjad nagu Coop pangad ja Inbankid, noh, ja LHV-d, noh, need lähevad juba natuke selliseks keerukamaks investeerimisvahendiks, aga noh, põhimõtteliselt ma olen ikkagi üsna palju või noh, natukene omanud nagu selliseid dividende maksvaid aktsiaid, mille puhul ma nagu kujutan ette, et see nagu äri, noh, maksab mulle raha vähemalt ikka, eks ju, ja juhul, kui peaks isegi nagu aktsiahinnad mõnda aega langema, nagu meil võib-olla viimased kuud on ka nagu aset leidnud, eks ju, et noh, siis need aktsiad, mis sul noh, baseeruvad niisugusel nagu
mingitel põhiväärtustel, nagu mingi toit ja vesi ja sarnased asjad, eks ju, toitu mulle vähe, aga vesi põhimõtteliselt, et need natuke on nagu rohkem kaitstud selle languse vastu, et nii ma olen mõelnud. Ja teiseks eks ma kogun pensionit ja läbi teise samba ja eks ma seal olen natuke võib-olla ka niisugused rahulikumad fondid valinud viimasel ajal või võib-olla juba paar aastat tagasi. Et selle tõttu, et mulle tundus, et asjad on natuke liiga kallid, et jaa, aga need pikaajaliselt ma arvan tõesti need pensionisüsteemi loodud võimalused täna on nagu päris paindlikud. Kes soovib ise rohkem investeerimisega tegeleda, siis pensioni investeerimiskonto on kindlasti paindlik lahendus, aga et jah, ütleme nii, et ma seda ikka hajutatust tavaliselt ikka soovitaks, et mitte ühele numbrile mängida. Ehk indeksfondid on väga hea valik ja kindlasti, et ei tasu näppida seda, et mida ei tunne, on ju. Mina ei julge jah, et võib-olla konservatiivne finantsinimene, eks ju, aga et tavaliselt tahaks aru saada jah, et kui sul nagu tundmatu asi, et vahel lubatakse mingit kõrget tootlust ka, tavaliselt see ei juhtu, tasuta lõunaid sul tegelikult ei ole, et ja kui neid on, siis võib-olla vaevalt keegi mulle väga seda ütlema tuleb, et see on nagu kuidagi minu lähenemine olnud, et see on ka viis, kuidas pettustest hoiduda, on ju. Et sest sul ikkagi kiiresti rikkamiseks saamise võimalusi mina ei tea, et oleks. Tavaliselt asjad tulevad ikka läbi raske töö ja läbi oma vaeva nägemise ja võib-olla siis nagu investeeringutel jah, ka siis siukse nagu konservatiivse joone hoidmise, et tõenäoliselt saab ka teisiti ja kindlasti ma olen väga palju häid võimalusi maha maganud tänu sellele, aga võib-olla magan rahulikumalt. Just. Siin on selline kommentaar tulnud, et kuidas sa seda kommenteeriksid, et praegusel hetkel toovad investeeringud aktsiatesse või fondidesse pigem täiendava vaesumise võrreldes nendega, kellel investeeringud puuduvad. Jah, ega õige on, et turgudel on viimased kuud olnud keerulised, eks, et ja eks see kahjuks finantsturgude olemus ongi tsükliline, et on aegu, millal läheb väga hästi ja on aegu, millal turud nii-öelda väärtused nagu kaovad, eks ju. Et aga pikas plaanis? Pikas plaanis üldiselt ikkagi ettevõtlusesse läbi finantsturgude investeerimine peaks enamusele olema nagu kõige lihtsam meetod, kuidas oma sääste paigutada. Sest mis alternatiiv on? Ma üritan alati nagu mõelda, et kui ma seda ei tee, mis on nagu alternatiiv, eks ju, et jah, alternatiiv on säästa muul moel, eks ju. Öelda, et ma ei pane pensioniraha fondidesse, ma usun kinnisvarasse, ma loon endale kinnisvaraportfelli. Ta on alternatiiv ja ta võib mingitel hetkedel olla ka päris kasumlik alternatiiv, aga ta on ka hästi niisugune kontsentreeritud risk jälle minu jaoks, et sul on kõik raha, ma ei tea, minu pärast Tallinna kinnisvaras, kui ühel päeval see Tallinna kinnisvara ei maksa nii palju ja sul on seda raha tagasi vaja, ega sul kellegile teisele seda müüa ei ole, eks ju, et ikkagi turuhinnaga sa müüd. Jah, ta inflatsiooni vastu peaks kaitsma, et kui hinnad tõusevad, siis ka kinnisvara hinnad lähevad üles, kuna hinnatõusuga sul palgad kasvavad, inimesed jõuavad renti rohkem maksta ja see kinnisvara peaks olema rohkem väärt. Et jah, lihtsalt mis ma arvan on see, et see sellisele pikaajalisele säästmisele väga head alternatiivi ei ole ja lihtsalt see, nagu see säästmise vorm võib erineda, et võib-olla seal ongi seda tasakaalu siis vaja, et osa on siis nagu finantsturul fondides, võlakirjades, aktsiates, osa võib-olla on kinnisvaras. Okei, näide veel, et kui sa oled eraettevõtja, siis sa võib-olla tõesti investeerid nagu oma tegevusse, et sa nagu koolitad ennast, sa harid ennast sellepärast, et siis sa saad nagu rohkem raha teenida homme, ülehomme ja aasta pärast, eks ju. Võib-olla sa investeerid oma ettevõttesse, et sa võib-olla sa tegeled mingisuguse, ma ei tea, puidutöötlusega, ostad uue masina, siis sa saad rohkem tellimusi, et selles mõttes see säästmine võib võtta hästi erinevaid vorme, aga ta peaks olema ikkagi, minu meelest vähemalt nagu hästi sihuke
noh, teadlik ja pidev ja noh, kuidagi distsiplineeritud tegevus minu meelest, et noh, see nagu aitab kaasa, et noh, see pigem see, et ma nagu ühel hetkel hakkan ja siis nagu rohkem, ma arvan, et see on nagu vähem tõenäoline, et see edu toob. Ja enne kui üldse raha kuhugi paigutada, et siis ikkagi puhver peab olemas olema, nii et säästud, et mida ei pane kuhugi ära, et jah, noh, ma arvan ka, et see nagu noh, säästmiskäitumine jah, hakkab sellest, eks ju, et noh, midagi paned kõrvale ja siis noh, järgmine küsimus, aga kuidas siis teha, kui ei saa kõrvale panna? Noh, siis on järgmine mõte, et okei, et aga kuidas saaks nii, et ma natuke, no ma ei tea, lihtne võib-olla öelda, kuidas ma natuke rohkem raha saaks teenida, eks ju. Kas ma saaks ennast arendada, noh, ühesõnaga see läheb vähe filosoofiliseks kätte, eks ju, aga et noh, kuidagi noh, jah, siin tavaliselt need tõenäoliselt õpikud ütlevad, vaata kulud üle, aga noh, alati ei saa vaadata kulusid üle, eks ju, et noh, siis nagu kuidagi peaks ikka sinna jõudnud, et äkki saaks nagu midagi ise nagu teha, et rohkem teenida, et oleks ka kõrvale panna rohkem, ehk noh, et ta on niisugune nagu jah, võib-olla läheb natuke teemast kaugele, aga noh, ta on nagu oluline, ma arvan, selle rahatarkuse või niisuguse säästmiskäitumise juures, et seal on alati valemil kaks poolt, et nii tulud kui kulud, et Liisi on küsinud, et mida soovitaksid ise noortele, et kuidas investeerimisega alustada? No, mina soovitaks alustada ettevaatlikult, aga samas noh, hea sõber jällegi üks teine, mitte see, kes elektriauto ostis, noh, tema näiteks pojale, noh, ma ei tea, poeg 10 vist midagi sellist ütles, et okei, et hakkame vaikselt peale, et noh, millesse sa nagu usud, eks ju, noh, poeg ütles, et mul mängin arvutimänge, mul kõrvaklapid hästi ägedad on, et noh, võib-olla sellesse ettevõttes, et noh, ma arvan, see sealt hakkab nagu peale, et sa üritad nagu investeerida mingisse asja, millega sa nagu ennast seostad võib-olla, noh, lihtne näide, käid Selveris poes, võib-olla Tallinna Kaubamaja aktsia ei ole halb asi, mida nagu alguseks mõelda või omada, et kui sul on LHV pangas konto, eks ju, ja sulle tundub, et see LHV värk, mida nad teevad, on päris äge värk, eks ju, tundub äge ettevõte ja tundub, et nad nagu noh, pakuvad sulle head teenust, võib-olla LHV aktsia ei ole nagu halb asi, millega alustada, eks ju, et noh, jah, ja võib-olla seal ongi noh, nagu lähemalt kuidagi alustada, et noh, see, et investeerida nagu Facebooki või Amazoni või minu pärast Teslasse, eks ju, noh, Teslasse on keeruline, see on suure kallinnaga aktsia, aga et noh, sa nagu hüppad mingile sõidukile peale, mida sa tegelikult päris ei tea, kuhu see läheb ja millest see sõltub, eks ju, et noh, võib-olla see nagu lähemalt alustamine on nagu minu jaoks nagu oleks loogilisem, eks ju. Ja noh, pangadeposiitidesse tänapäeval nagu investeerida, soovitada on nagu keeruline, kuna need deposiid väga palju sulle nagu tulu ei tooda, eks ju. Nii et noh, võib-olla jah, leida nagu need nagu ettevõtted, kelle aktsiad on kaubel, noh, Enefit Greeni ei saa soovitada või noh, on üks lihtsalt väärikas ettevõte, aga noh, roheenergiasse usud, noh, võib-olla Enefit Green on nagu selline ettevõte, mida nagu kaaluda, eks ju. Vaatad, kuidas ehitavad tuulikuid, äkki ehitavad ägedasti, äkki teenivad raha ka, noh, midagi sarnast, eks ju. Tallinna Vesi, iga kuu maksad Tallinna Veele arveid, noh, võib-olla jällegi on nagu asi, mis ära ei kao, eks ju, ja mis noh, sulle natuke nagu toodab tootlust, eks ju, et noh, mina läheneks kuidagi niipidi, aga jah, see on nagu keeruline on see investeerimissoovituse andmine, et noh, kust alustada, et igal ühel nagu see puhver on ka natuke võib-olla nagu erineva ajaraamiga, et noh, noored koguvad võib-olla ülikooliks või noh, milleks iganes, eks ju, et noh, et see võib-olla on siis 2-3 aasta ajaraam ainult, eks ju, et noh, siis peab nagu selle peale mõtlema, et ei ole nagu noh, sellist pikaajalist kasvu aega nagu oodata, et no ja kindlasti raamatute lugemisest ka, et enda harimisest. Jaa, noh, muidugi enne seda võiks seda teha, ma olen täitsa nõus. Aga kuidas on, et kas finantsjuht on oma olemuselt juba kuidagi rahatargem kui teised inimesed? Ma arvan, et haridus aitab, et noh, ma olen õppinud majandust ja rahandust 2 koolist ja ma arvan, et see haridus andis mulle tegelikult hästi palju. Nii et noh, ma arvan, kui ma oleks läinud õppima midagi muud, siis ma tõenäoliselt nagu turgudest ja sellest noh, ei teaks nii palju. Noh, täiendavalt, noh, ma arvan, mulle andis see hästi palju, et ma töötasin pangas ja puutusin turgudega nagu kokku enne, kui ma tulin ettevõttesse tööle.
nii et noh, ma arvan, et ega finantsjuhte on ka nagu erinevaid, et kus nad on nagu, mõni on nagu raamatupidamisega tegelenud näiteks ja siis kasvanud finantsjuhiks välja, siis see lähenemine võib-olla natuke erinev või see kokkupuude turgudega, et ma arvan, nagu üldiselt sa finantsjuhina saad numbritest aru, suudad ettevõtte finantstervist nagu hinnata, et ma arvan, et need on asjad, mis on nagu niisugused laiemad iseloomu või töö iseloomust tulenevad nagu oskused. Et tõenäoliselt sa oskad hinnata jah, et kas ettevõttel läheb normaalselt hästi või halvasti, eks ju, et see on võib-olla finantsjuhilt nagu lihtsam. Aga seda, et kuhu lähevad turud ja mida teeb maailm homme, et seda ma arvan, finantsjuhid ei pruugi alati ka kõige paremini teada. Aga kas te praegu ka end kuidagi veel nendel teemadel nii-öelda harite või et nii rahatarkuse kui ka finantsjuhtimise teemadel, et ma ei tea, on mingeid soovitusi või? Mis mina olen teinud? Mul on niisugune lugemislektuur, mis ma nagu enda jaoks olen hästi oluliseks pean. See on konkreetselt üks ajaleht nimega Financial Times, mida ma nagu loen iga päev ja ma loen kõik, mis mulle huvi pakub, loen läbi, jah. Sellega on paraku see asi, et see ei ole tasuta saadaval, et sellest tuleb nagu raha maksta. Võib-olla raamatukogudes asjades vahel on, et teine asi, mis mulle meenub, et Pärnus üles kasvasin, ma hakkasin üsna varakult Pärnu raamatukogu lugemissaalis käima Economisti lugemas. Täiesti kummaline tegevus. Too hetk kogu see äriasi ei pakkunud üldse huvi, ilusad sellised huvitavad lood olid seal alguse poole, rohkem mingi poliitoloogia asjad, aga et ma arvan, et seda nagu lugemist ja kuidagi niisuguse kvaliteetse äriajakirjandusega kokkupuudet, kas või Äripäevast alustades, eks ju, või meil on nagu tegelikult neid ju ajakirjandusväljaandeid veel, eks. Et see on nagu üks, kuidas mina hoian kursis. Jah, spetsiifilisemad juba, et hakkad ettevõtte analüüse lugema, mida investeerimispangad ja analüütikud nagu teevad, et see on juba hästi niisugusem juba nagu rohkem detailidesse süvenev, aga jah, et selle taju hoidmine, Economist mul tänini on lektüüris või käib ja Financial Times ma loen, need on minu kaks võib-olla niisugust majakat, et mille järgi ma nagu sätin oma arvamusi ja teadmisi. Siin on tulnud ka üks küsimus ja mul igatahes, et mis autoga te ise sõidate ja ma laiendan seda küsimust veidi, et milline on teie enda rohepööre olnud? Mina sõidan autoga Volvoga, jah, et kahjuks ei ole veel elektriauto, on bensiiniauto, järgmine saab olema elektriauto, et see liising ära lõpeb siin aasta-kahe pärast, siis tõenäoliselt tuleb elektriauto. Et sellesse ma lihtsalt hästi usun. Aga samas ma olen ka piisavalt, ütlen, alalhoidlik, et ma ei torma väga ruttu asju vahetama, ma pigem nagu proovin nad nagu nii-öelda ära tarvitada või väärtuse kätte saada, et minu pärast ei ole seda järgmist elektriautot vaja nagu kohe toota või paari aasta pärast toota, et ma nagu ei kiirusta sellega ette. Et ja minu rohepööre isiklikus plaanis, rohelist elektrit ma ostan nagu niikuinii, et mul lihtne asi, eks ju, aga ega nagu kusagil ma paneele paigaldanud ei ole, kuna ma elan korteris. Näide, maal on meil pere peale nagu maamaja ja siis oli küsimus, et kas me paneme sinna, meil on ka nagu natuke pinda seal, kas me paneme paneelid ja tegelikult me jõudsime sinna, et ei pane ja sellepärast, et meil tegelikult ei ole seal tarbimist suurem osa ajast. Me käime seal ainult suviti ja tarbimine on väike, eks ju. Ja kas sa siis nagu paned, kui sul nagu endal tarbimist ei ole lihtsalt sellepärast, et võrku müüa, me otsustasime, et me ei pane. Et kuidagi nagu see, et seal nagu on teatav säästlikkus ka selle nende toimingute juures, mis sa teed, et sa võib-olla alati ei lähe ka selle massiga kaasa, vaid sa mõtled läbi, see võib-olla on üks asi ja muuhulgas ma olen ka tänu Enefit Greeni siis nagu Iru jäätmepõletusjaamale, ma olen ka Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu juhatuse liige ja seal tegelikult selle nagu isikliku panusega nagu sellesse organisatsiooni, ma arvan, me oleme ka rohepöörde jaoks päris palju ära teinud, aga see on nagu teise kandi pealt. See on rohkem jäätmete liigiti kogumine, see, et me nagu kodudes sorteerime jäätmeid,
Noh, näide, eks ju, siin võib-olla 2-3 asja, mis me Ringmajandusettevõtete Liiduga oleme viimasel ajal teinud, et noh, me oleme kõikidesse kogunud raha selleks, et kõikidesse Hiiumaa koolidesse näiteks paigaldada noh, nii-öelda sorterid, eks ju, prügisorterid, et noh, kooli lapsed teaksid, kuhu prügi käib, prügi saaks nagu jäätmetest liigiti koguda, siis on materjal puhtam, sellest on sellega midagi peale hakata. Noh, järgmine asi, mis me see aasta teeme, on Saaremaa nagu sama event, et noh, me üritame kuidagi maakonna kaupa liikuda. Noh, ettevõtted toetavad seda, omavalitsused toetavad seda ja noh, lõpuks nagu koolid ise ka, eks ju, on noh, siiamaani on jäänud mulje, et noh, see on hästi vastu võetud, eriti nagu konkreetselt Hiiumaal ja praegu ka Saaremaal. Et me võib-olla jõuame kaugemalegi. Ja noh, kolmas oli, et noh, olime näiteks Lotte Show'l väljas siin eelmine nädalavahetus just oma Ringmajandusettevõtete Liidu nagu standiga, kus lapsed ja ka vanemad said siis jäätmeid sorteerida lihtsalt. Et noh, ma arvan, see on võib-olla see, et korra minu personaalse küsimuse juurde tagasi tulla, et ma panen oma aega ka selles erialaliitu, kus me siis nagu üritame teha nagu selliseid asju, mis siis nagu noh, ka seda ringmajandust nagu edendavad ja Eesti noh, elu seda kaudu nagu paremaks vedavad. Ma olen ka aastaid prügi sorteerinud, olen paljusid sellega, ma loodan, ka nakatanud oma vähemalt endiseid korterikaaslasi, aga vahepeal tulid siin ju igasugused artiklid, et sellel ei ole nagu mõtet, on ju, et kõik läheb kokku, et kui tõsi see siis ikkagi on ja kas seda ikka tasub teha? Tasub teha, ütlen üsna otse. Iru ikkagi põletab täna neid jäätmeid, mis on kõik segamini kogutud. Noh, meil on tihti on nagu erinevad noh, nii-öelda prügikastid, eks ju. Ja kui kõik läheb segamini segaolmesse, siis sealt tegelikult midagi nagu väärtuslikku kätte saada väga raske. Nii et noh, Iru, noh, meil endal ei ole prügiautosid, eks ju, et noh, need on jäätmeettevõtted, kes selle jäätme kokku koguvad inimeste juurest. Ja eks noh, nende roll on ka see, et panna rohkem prügikaste välja tihtipeale või on see isegi omavalitsuse roll seda nagu hoodustada ja panna. Et noh, võti ikkagi on see, et noh, mida puhtamalt see materjal inimeste juures on kokku korjatud, seda rohkem sellega midagi teha. Ja siis noh, ei ole seda mõtet Irusse tuua ja sellest raha maksta selle põletamise eest. Et noh, paber näiteks, paberi eest saab täna noh, põhimõtteliselt raha, nii et noh, kui jäätmeettevõtte paberi konteineri kätte saab, eks ju, siis ta tegelikult läheb ja müüb selle maha, piltlikult öeldes, kui seal on puhas paber. Kui seal on kõik segamini, siis ta ei saa seda teha, siis ta maksab ise raha selleks, et Irule, et seal nagu põletada, sellepärast, et noh, Iru saab raha selle eest, et ta käitleb seda. Nii et noh, see hakkabki sealt peale, et noh, teine näide, eks ju, klaas. Noh, täna on väga palju klaasi ka jätkuvalt nagu segaolmejäätmises, kui see klaas on nagu eraldi kokku kogutud, noh, ükskõik kas selles ühises võrgus või vahel on majade juures ka see klaasi konteinerid, eks ju, sellega on jälle midagi peale hakata. Noh, Irus klaas ei, noh, tegelikult ei põle, ta käib sealt kuidagi läbi ja noh, sellest ei ole mingit kasu isegi, eks ju. Ja noh, kolmas näide, mis ma tooks, on biolagunev jääde, et jälle, kui seda eraldi kokku koguda, siis on sellest võimalik tööta biometaani, noh, biogaasi nii-öelda, ja teise käega siis kõik see, mis alles jääb, see tegelikult ka siis põldudele nii-öelda selle nii-öelda jäägina laiali jaotada, eks ju, et noh, ta ei ole enam nagu haisev ja ohtlik, eks ju, ta on tegelikult nagu võimalik nagu nii ära kasutada. Nii et noh, aga see võti ikkagi tulles tagasi on see, et noh, see segaolme jääb alati, noh, mingi osa, mingit plast ja mingit asja ongi väga keeruline, et noh, sellega midagi teha. Mida rohkem me suudame neid nagu puhtaid jäätmevoogusid tekitada, siis sellel on väärtus ja see on palju lihtsam nagu nii taaskasutada, ringlusse võtta, kui noh, korduvkasutada on vähe, eks, et see on ikkagi taara juba, ja isegi taara läheb tihti nagu taaskasutusse, mitte korduvkasutusse, eks ju. Mul üks küsimus on tekkinud viimasel ajal sellega, et lihtsalt kuna te olete ekspert, teate ilmselt neid asju, et mind võib sinatada täitsa. Jah, ma olen aru saanud, ma vahepeal teen. Igatahes, kui on purgid, mis lähevad klaasi, aga millel on peal see plekkgaas, kas see plekkgaas võib sinna jääda või selle peab ära võtma? Kusjuures ma ei tea, see on hea küsimus. Ma kahtlustan, et noh, metall on üldiselt selline, mida on võimalik nagu erinevatest voogudest välja võtta mingi magnetiga. Et ma arvan, parem on, kui see metall ei ole seal. Et parem on, kui metall läheb metallikonteinerisse, aga kuna metallikonteinerit tihtipeale ei ole, siis ta tõenäoliselt läheb segaolmesse, eks ju. Segaolmest või pakendisse? Metalli ma ei ole kindel, et pakendisse ka. Noh, kui sul metall pakend, siis küll, jah. Aga et noh, ma arvan, gaas nagu sellisena
segapakendist ja tõenäoliselt suudetakse ka magnetiga välja korjata. Aga isegi kui ta läheb, näiteks läheb Irusse, põletatakse ära, siis tegelikult vanametallina ta ikkagi võetakse tagasi ringlusse, sellepärast et tuha seest sõelub meie vanametalli välja ja siis ka tegelikult Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, kus on Jõelähtme prügila, seal käiakse veel teine ring peale, võetakse ka see pehme metall välja, nii et metalliga tegelikult ükskõik, see üldiselt saadakse kätte ka pärast põletamist, nii et selles mõttes on natuke nagu vähem kapriisne, et Okay. aga klaas on küll, et selle ära põletades. Pole seal midagi teha enam. Et ma ei tea, kui palju õpetajatest Enefit Greeni aktsionärid on, aga et kui ei ole veel, et miks nad peaksid selleks saama? Eks esimene põhjus on ikka see, et kui on säästa, mida investeerida, ega niisama nagu nii-öelda hipodroomile pole mõtet tulla kämbeldama või selliselt raha nii-öelda spekuleerima, eks ju, et ma arvan, et säästmiseks on, esiteks, et on see säästmise soov, teiseks, et ma arvan, et peaks olema et mingit aktsiat osta ikkagi veendumus, et see ettevõte, see juhtkond teeb õiget asja, et see, mida ta teha soovib, mis ta oma strateegias on öelnud, näiteks kasvada 2,3 korda, et see on mõistlik tegevus. Näituseks, et meie puhul me ehitame juurde tuuleparke ja päikseelektrijaamasid. Me leiame, et see on hästi mõistlik tegevus, kui loodetavasti enamus neist investoritest leiab ka seda, sellepärast, et muidu oleks tõenäoliselt mõtet oma raha sinna paigutada, et muidu peaks võib-olla ostma mingeid muid elektritootmisvorme ja asju. Et selles mõttes see on, ma arvan, ka oleks hea eeldus, eks ju. Aga kui me mõtleme veel, mis seal on kapitali kasv, seal on dividend, eks ju, et me oleme öelnud, maksame ka dividendi välja ja loodetavasti meie väärtus ka kasvab, kui me oma operatsioone suurendame, et selles mõttes on seal on erinevad vaated, kuidas seda vaadata, aga ma arvan, jah, see peab olema ka see nii-öelda veendumus, et ettevõte teeb õiget asja. Kas kellelgi on veel küsimusi? Võite veel korra mõelda, ma veel lõpetuseks küsin, et ütleme, riskijuhtimise aeg on võib-olla veidi praegu möödas, sellepärast et juba kriisid käivad ja igasugused riskid võib-olla on ellu läinud, aga kuidas te enne, kriisideks valmistusite ja mis on teie suurimad riskid nii-öelda, et kui te nüüd, kui need kriisid ära lõpevad, et mis siis tuleviku vaates on, et kuidas te neid maandate? Ettevõttena siis. Ettevõttena just. Et Enefit Greeni peamised riskid on, ma ütleks, finantsi poole pealt kaks, et üks asi on, mis on elektri hind ja teine asi, mis on meie intressimäärad või nii-öelda pangaintressid pangalaenudel ja elektri hinda, me kaitseme ennast selle vastu ka, et kui me ehitame uue tuulepargi, siis üldjuhul me soovime, et esimesed 5 aastat sellest toodangust on suurem osa maha müüdud. Ehk et meil ei ole seda ebakindlust, et kui me selle tuulepargi valmis teeme ja me hakkame seda elektrit tootma, et me siis ei tea, palju me selle elektrist konkreetsel päeval tulu saame. Et me ei pane kõike lukku, me paneme tavaliselt 60% lukku, et natuke üle poole ja me müüme selle fikseeritud hinnaga maha. Et see on meie jaoks siis üks neid meetmeid, et kuidas me siis tagame, et kui meil selle tuulepark valmis on ja elektri hind on parasjagu madal näiteks, eks, et me siis ei saa nii suurt lööki. Muidugi võib-olla anname ka võidu ära, sellepärast elektri hind võib olla ka kõrgem, kui me arvame. Nii et sealt siis see, et see ongi riski juhtimine, et sa osa paned siis fikseeringu alla ja mingis osas sa oled valmis riski võtma, et sa ei müü kõik ära, vaid 40% on siis turuhinnale avatud ja see on üks asi, mis me teeme. Ja me tegime nii enne kriisi kui ka praegu, eks ju, ja see ei ole tegelikult väga ka seotud isegi finantskriisiga, ta on pigem see elektrituru eripära, et täna on hinnad kõrged, siis me teeme seda ka praegu, eks ju, et kuigi võib-olla
võib-olla nagu see veendumus, et nagu hinnad võivad kukkuda, on täna nagu turul on seda vähe, aga noh, on kindlasti see võimalus ka. Ja teiseks intressimäärad, noh, meie, kui me soovime enda portfelli kõvasti kasvatada, me võtame selle väljaehitamiseks laenu, siis selgelt meie laenukoormus on kõrgem, meie intressikulud on kõrgemad, kuna meie laen on kõrgem ja seega, kui intressimäärad peaksid väga palju tõusma, siis see ka suurendab meie kulusid ja vähendab meie kasumit. Nii et noh, me ka seal oleme juba selle aasta alguses nüüd märtsis-aprillis teinud otsused, et noh, me põhimõtteliselt lukustasime kõik oma intressimäärad kõikilt laenud, mis me see aasta välja võtame ja me oleme need lukustanud kui eluea lõppu, nüüd isegi 12 aastat, 5-12 aastat sõltuvalt laenust. Et noh, me nägime lihtsalt, et kuna me laenu võtame ja see on üks kuluartikkel, mida meil on võimalik lukustada ja intressimäärad tõenäoliselt odavamaks palju ei lähe, eks ju, pigem vastupidi, see risk on ülespoole, et siin selle veebruaris võtsime selle otsuse vastu ja tegime ära, et noh, põhimõtteliselt nagu seda tüüpi riskijuhtimist nii hinna poolest kui ka elektri hinna poolest kui ka intressimäärade poolest me teeme, jah, et. Siin on veel paar küsimust tulnud, et aga jäätmete gaasistamise kaudu etanooli, soojustusvilla ja muu sellise, sealhulgas elektri ja soojuse tootmine. Ja see esimene on päris hea küsimus, sest noh, kerin natuke tagasi, 2013 oli aasta, kui Enefit Greenis Iru jäätmepõletusplokk valmis sai. Ja noh, mis too hetk toimus, oli see, et suurem osa Eestis segaolmejäätmed ladestati nii Tallinnas, Paikres, Pärnu kandis, Väätsal, Tormas, noh, ühesõnaga, et noh, jäätmeid ei suudetud veel ringlusse võtta ega taaskasutada, vaid ladestati. Nii et noh, 2013 sai see Iru jäätmepõletusplokk valmis ja suure osa ladestamise probleemide lahendas ära, sest noh, selgelt jäätmete ladestamine on halvem kui põletamine, sest noh, mida me jäätmeid põletades saame, me saame soojuse elektri, see on efektiivne ja see soojuse hind on täna Eesti madalaim, mis me Tallinnas toodame. Sest kuigi noh, nagu puidu põletamine ja gaasi põletamine teeb kogu Tallinna soojuse hinna kalliks, noh, ma arvan, see täna lõpphind on võib-olla 80 eurot megavatt-tund, tegelikult Iru elektrijaama soojuse hind on 8 eurot megavatt-tund. Ja see annab täna 20-25% Tallinna soojusest, mis tähendab, et tegelikult Tallinna ja Maardu elanikud saavad selle tõttu, et see elektrijaam ehitati oluliselt soodsamalt täna soojust, kui nad muidu saaks. Noh, tuntavalt soodsamalt. Nii et noh, see on nagu üks, et täna me toodame elektrit ja soojust ühes protsessis ja see annab Eestile siis nagu kohalikku elektritoodangut, osa sellest taastuvad, biolagunev osa on ka prügis sees ja teiseks soojust odava hinnaga. Nüüd, kui me mõtleme, et selle investeeringu, noh, see perspektiiv on ikkagi circa 20 aastat, noh, võib-olla 25 aastani 33-38, siis ma arvan, et see järgmine küsimus väga selgelt tekib, et kas sellele nii-öelda jäätmepõletusjaamale sellisel moel on enam nagu turgu, noh, et kas jäätmeid on meil sellisel moel saadaval või on järgmine samm tõesti, nagu siin on välja pakutud, jäätmete gaasistamine. Et noh, et see, et nagu mingit tüüpi jäätmeid noh, õhukindlalt nagu käidelda ja tekitada sellest nagu mingisugune teistsugune toode, mitte enam soojus ja elekter. Et noh, see on huvitav ja me hakkame selle Iru nagu nii-öelda järgmise sammuga tegelema tõenäoliselt umbes 5 aasta pärast, 5 kuni võib-olla 10 aasta pärast. Ja siis me vaatame, mis see tehnoloogia siis on, et noh, muidugi me oleme valmis, et see tulevik võib varem kätte jõuda, aga noh, täna me näeme, et see noh, kuigi Eestis nagu see ringlussevõtt peaks kasvama, noh, liigiti kogumine peaks kasvama, segamini kogutud jäätmete hulk peaks vähenema, noh, teise käega me näeme, et jäätmeteke kahjuks ikkagi kasvab. Eks ju, et noh, Eestis inimese kohta tekitatakse täna noh, circa 100 kilo vähem jäätmeid kui Euroopas keskmiselt, mis tähendab, et noh, majanduskasvuga siiski see jäätmeteke kahjuks ka kasvab, nii et noh, kokkuvõttes ühe käega noh, võib-olla see osakaal väheneb, mis Irusse tuleb, aga noh, kokkusumma nagu suureneb, siis noh, me näeme, et see Iru on võib-olla järgmiseks 10 aastaks ikkagi üsna õige suurusega jaam saanud, et ta nagu selle, mida ei suudeta ringlusse võtta või taaskasutada, ikkagi suudab ära põletada Tallinna soojust elektrit toota, eks ju, et noh, et ta selles osas on hea. Ja teine küsimus oli seotud ühisrahastusega.
milliste portaalide kaudu, kui ma teete? ei ole investeerinud ja nii, et ma ei oska selle kohta rääkida. Et tõenäoliselt ka üks investeerimisvorme. Jällegi tasub olla hoolikas ja oma töö ära teha, vaadata, et mis see ettevõte on, kes seda rahastust kaasab, et kas ma usun, et see on nagu õige aeg ja hea kuhu raha panna, et võib-olla mis on nende inimeste taust, kes selle ettevõttega seotud on, see on tihti päris oluline, et tänapäeval on üsna lihtne võimalik leida, et kas inimesed on teinud kõike korrektselt või on seal ikkagi nagu ajaloos küsitavusi, eks ju, et seda tüüpi asju tasub nagu kontrollida. Ma korra küsin veel nende jäätmete kohta, et kui palju Eesti jäätmetest või mis see osakaal on, mis saab Irus põletatud? Eestis tekib kokku selle nagu neid segaolmejäätmeid, eks ju. Vabandust, olmejäätmeid tekib umbes 460 000 tonni. Sellest kogutakse segamini kokku, minu arust 30% kogutakse liigiti, nii et circa 300 000 tonni kogutakse segamini kokku täna, eks ju. Ja sellest circa, ma ütleks, ühes või teises vormis 250 000 tonni jõuab Irusse. Et meil on veel 50 000 tonni, mis täna siis kas töödeldakse kuidagi prügikütuseks, läheb riigist välja, seda tehakse ka, kas ladestatakse osaliselt, nii et tegelikkuses see nagu, kui see ühega see 300 000 nii-öelda hakkab nagu vähenema, kuna suurem osa kogutakse liigiti, see on nagu liigiti kogumise mõttes väga positiivne, aga teisega see 460 000, me näeme, et see kasvab. Nii et kokkuvõttes seal on kahesuunalised jõud ja me näeme, et see järgmised 5 aastat veel see ei ole nagu hirveks teema, aga kui ühel päeval on teema, ega siis Iru saab ka jäätmeid vajadusel teistsuguseid kasutada, võib-olla mingit turvast kasutada, võib-olla me oleme jäätmed varasemalt sisse toonud, eks ju, et kui Eestis nagu neid jäätmeid ei teki, siis on meil mõistlik lahendada võib-olla lähipiirkonna teemasid samamoodi, eks ju. Lätis ei ole täna jäätmepõletusplokki näiteks. Et see on võib-olla ka üks asju, mida kaaluda meil. Ja lõpu küsimus ka veel, kui kellelgi ei ole rohkem. Okei. Raha kaasamisel võlakirjad, laenud IPO vormis. Esimene erinevus on see, et IPO puhul sa müüd aktsiaid ja see, et mis siis aktsiaomanik nii-öelda tagasi saab, see on natuke ebakindel alati, et kui palju siis dividendi makstakse, kui palju aktsiahind tõuseb või langeb, eks ju, aga kokkuvõttes ta on ikkagi läbi aja nagu kasumlikum just investorile. Kui nagu laenusid ja võlakirjasid vaadata, siis nad on oma olemuselt sellised, et sa küsid mingi raha, sa lubad mingi intressi, sa maksad tagasi, et ta nagu öeldakse fikseeritud määraga, et sa tead palju kindlamalt, palju seda raha tagasi saad, aga kokkuvõttes kui soovid, siis intress või tootlus on väiksem. Et kokku aktsia peaks sulle ikkagi olema kasulikum, aga riskantsem. Lihtne näide, et kui sa laenu võtad näiteks 5%-ga, siis sa tõenäoliselt aktsia eest ikkagi tahaksid 10% oma tootlust saada, kuna ta on riskantsem, näiteks, eks ju, 50, eks ju, et rohkem. Ja võib-olla korralduslikult teistpidi mõeldes, et IPO-t sa teed ühe korra, eks ju, sa korraldad ja annad võimaluse inimestele osaleda, võlakirjasid võib teha erinevalt ja mitmeid kordi ja sa jällegi võid minna jaeinvestorite juurde, võid minna pensionifondide ja teiste fondide juurde küsida, et kas soovite minu võlakirjadesse investeerida. Eesti Energial on näiteks võlakirjad väljas seisvad, nad ei ole küll jaetooted, aga pensionifondides on nad olulisel kohal. Ja laenude eripära on see, et sa lähed pankade juurde, räägid nendega otse läbi, eks, et kõik on tegelikult olulised ja kui ma nagu korra Eesti Energia peale mõtlen, siis neil on siis oma selles paletis on nii võlakirjad kui laenud. Enefit Greenil täna on nii aktsiad, kui mis on börsil, kui ka siis laenud, võlakirju meil täna ei ole, võib-olla ühel päeval tulevad. Aga jah, et kõiki neid nagu seal rahastamise sellises paletis hoida on kõige optimaalsem, et sul kõige nagu parem seal võla ja omakapitali osakaalud on ja suudad paremini nagu ennast rahastada. Ja ma küsiksin veel seda, et kas te midagi teete ka oma ettevõtte töötajate raha targemaks muutumiseks? Väga hea küsimus. Ma arvan, et me teeme vähe ja võiks rohkem teha, sellepärast, et mis me selgelt nagu tegime enne börsile minekut, me rääkisime sellest, et kuidas aktsiaid osta, mida peab arvestama, tegime selle lihtsaks inimestele, aga nagu tagantjärgi, ega me väga palju ei ole sellega nagu rohkem
rohkem tegelenud, nii et ma arvan, õige on see, et me saame selle peale rohkem mõelda, et sest ma arvan, see investoriks oleks ühtepidi ma arvan, et hakkab kaugemalt peale ja võib-olla isegi nagu vahel kodust, vahel koolist, vahel enda huvidest, eks ju, aga samas ei ole seda ka tööandja poole pealt kunagi hilja nagu toetada ja aidata, et kaasa, et Väga hea. Igatahes ma arvan, et me lõpetame, nüüd ei tulnud rohkem küsimusi, et suur aitäh, Veiko, aitäh. et minu jaoks vähemalt oli väga põnev, ma usun ja loodan, et ka teiste jaoks. Ja Veiko, sa oled ka kutsutud meie lõpuüritusele, mis toimub 15. juunil Rahandusministeeriumis, et kutsume sinna kõik õpetajad, mentorid ja koordinaatorid kokku ja räägime siis sellest hooajast, et suur aitäh teile ja kohtume siis 15. juunil jälle. Aitäh, kena päeva!